tere tulemast kuulama Tairi Kaarna saadet, kus me toome teieni eestlased, kes on pakkinud kokku oma 8 asja ning kolinud Austraaliasse. Tere Victoria. Tervist. Tere tulemast saatesse. Aitäh. Aitäh, et sina tulid ja sa oled naine 100 ametiga, ajakirjanduse taustaga fotograaf, 3 poja ema, Perdi Emmede grupi juhatuse liige. Täienda mind palun ja räägi mulle ise, mis rolli sa kannad? Ma voldin sokke veel. Panen trussikuid õigesse sahtlisse. Siis ma mängin korvpalli kolmapäeva õhtuti naistega. Mis me veel teeme? Ühesõnaga, mul on väga üsna rahutu inimene. Ma just guugeldasin üks päev, kas mul on see ärevushäire. Sellepärast, et siis ma vaatasin ärevushäirega inimesed ei suuda nagu lõpuni ühtegi asja viia, vaata, et nad teevad hästi palju, siis mu mees ütleb, ei, see ei ole ärevushäire, sul ei ole ühtegi nagu seda fokuseerimisprobleemi, sul ei ole, aga ma tihtipeale koorman ennast üle oma nagu kohustuste ja lisategevustega, et selles mõttes on jah, nagu mitu rolli kanda, aga ma ei tea, nagu kõik vist saab enam-vähem tehtud. Ärevushäiret ka ei ole, aga mul on OCD. See, et istud toas ja vaatad raamatut natukene viltu, siis ma ei saa töötada. Raamatud peavad riiulis olema nagu ilusti. Oh, wow. Et nagu OCD mul on. Mul on sama šokolaadi söömisega, et kui rida alustan, siis ma pean selle rea ära lõpetama. Ma pean selle ära lõpetama. On ja. Ja kaua sa Austraalias oled olnud? Me tulime 2009, oli 2009, mis on nüüd matemaatilised, ma tulen Nõo reaalgümnaasiumist, peaks oskama nagu 10 piires arvutada. 13 aastat tagasi me tulime ära majanduskriisi ajal, nagu osad sõbrad mul kunagi nimetasid majanduspõgenikeks. Okay. Aga me tegelikult ei olnud majanduspõgenikud, ma arvan, me olime rohkem elupõgenikud, et selles mõttes, et vaata, selline vanus täpselt, et kas hakkad lapsi tegema ja kodulaenu maksma või lähed reisid natuke ringi ja siis hakkad seda tegema, vaata. Ja siis me otsustasime, kangutasin oma mehe sellest mugavustsoonist välja, ütlesin, et kas tuled või tule või, ma lähen, vaata. Ja siis ta pidi oma asjad nagu ka laiali jaotama, oma mingid isiklikud asjad ja minuga kaasa tulema, aga ja, nagu ma arvan, paljudel on samadel põhjustel, et see ei ole konkreetselt sulle elu Eestis oleks nii halb olnud või midagi oleks väga valesti olnud, aga sa tahad nagu enne, kui sa täiesti nii-öelda pereelu elama hakkad, tahad natuke midagi kogeda või näha või natukene mingid, ma ei tea, lihtsalt natukene elu näha, on ju. Ja sest perega on ju see, et sa tead kohe, et sa oled 20 aastat lukus no mitte päris lukus, aga oleks kena, kui sa ikka teed lapsed, siis pühendad nendele aega ka. Ja, täpselt, et meil hetkel on, nagu ma üritan jälle meest lahti kangutada sellest mugavustsoonist, et ta on ka nagu kesk- ja kriis läheneb, on ju, mingi lähme elame Mehhikos 6 kuud, lähme reisime ümber Austraalia, vaata. Siis kuidas, mingi ei, me saame hakkama, et küll leiab, kui on nagu tahe ja kui on idee olemas, siis et me tahaks lastega tõesti ümber Austraalia tripi teha, aga ma ei tea, kas see oleks päris aasta aega, aga nagu tahaks koolist need ära võtta ja ringi reisida, aga ma arvan, see on kõik teostatav. Okay. Et jälle tuleb lahti kangutada jälle mingid inimesed mugavustsoonist. Kui vanad su lapsed on? 8, 6 ja 2, et 8-aastane on 3. klassis, mis tal on 3 aastat veel nii-öelda algkooli ja siis ta läheb, Austraalias on keskkool 7, et ta läheb keskkooli väga varsti, et siis nagu on juba natukene tõsisem. On, jah? Keskkool 7. 7. klassi lähevad nad siin keskkooli, jah. Et high school on 7, 8, 9, 11, 12. Meil on nagu põhikool 9. klassini ja siis on keskkool siis 10, 11, 12. Siin on nagu teistmoodi. On jah. Ja kui sa lapsed võtad koolist ära, siis kuidas sa kujutad ette, et kas hakkad koduõpet nendele tegema? Koduõppe, ma lihtsalt nagu ma olen juba selles koolisüsteemis
juba mitmeid aastaid olnud, lapsed alustavad 5-aastaselt sul kooliteed, et 5-aastaselt nad lähevad, nüüd on siis mu laps juba 4 aastat käib koolis ja sa näed, et tegelikult koduteid neil väga palju ei ole ja põhiliselt on lugemine, nii-öelda grammatika ja natukene matemaatikat ja need asjad on nagu sulle mahutatavad täiesti nagu päevakavva, isegi kui sa reisid ja neil on tegelikult üsna head süsteemid selleks, et kaugõpet teha selles mõttes, et neil on iPad 3. klassist, et selle abil saab ka mingid osa võtta, et päris mitte välja lülitada, aga ma arvan, lõppkokkuvõttes lastele on nagu see päris elu nägemine on olulisem kui see, mis nad toksavad seal päev otsa mingi kooli mingites asjades, et. Kas iPad on kohustuslik või kohustuslik, jah. Meie koolis on natuke hiljem, osades koolides on 1. klassist, aga 3. klassist. See on siis koduõppe eesmärgil? Ei, nad teevad seal ka näiteks minu üllatuseks, nad teevad näiteks värvimist ka, enam pliiatseid ja pastakaid ei ole vaja teha, värvid selle, joonistad mingi asja ja siis värvid niimoodi nagu kas selle, mis see iPadi pliiats on sellega või nagu selles mõttes, et natukene ma ei tea, me vist ka, kui kooli valisime, siis mul oli tõesti ranged kriteeriumid, aga ma ei vaadanud, et on Apple Distinguished. Ehk siis ta on nagu erikallakuga selline tehnoloogia koha pealt. Ma sellele üldse nagu aru endale ei andnud, aga nüüd nagu näed seda, et nad teevad päris palju kahjuks tehnoloogias, siukses kägaras olekus mingid oma kodutöid ja kooliõpe on ka väga paljud asjad on iPadis. Et jah. On ja see on väga, väga teissugune. On ja kuidas sa kujutad ette, et sa tahaksid hakata nüüd kodu õpetama neid aineid, mis nad õpivad siis praegu, aga mida sa näed veel enda lapsi nagu siis tegemas või et sa lihtsalt kaasaksid nad enda igapäevallu? Mul on plaan, ma tahaks tegelikult võtta nad aasta aega kunagi, kui nad on juba keskkoolist ennast aastaks ajaks ka mingit vabatahtlikku tööd. Ma tean, mul abikaasa ütles, et vabatahtlikuks Aasiasse näiteks minna, sa pead väga palju maksma. See on päris kallis lõbu, aga ma tahaks nagu, et neil oleks siuke päris eluga nagu mingi arusaam, et kuidas osad inimesed elavad ja kuidas nagu maailm üldse, kuidas tööd tehakse ja kuidas sa annad kingid oma aega ja energiat, et teisi aidata, vaata mingi siuke asi, mis nagu, ma ei tea, ma lihtsalt näen seda, et Austraalia ühiskonnas kasvades lapsed on väga nagu, sellel ei ole võib-olla väga head eestikeelsed väljendid, aga neil on nagu justkui kõik nagu tahad sööd takosid ja lähed ükskõik mis trenniga tegelema ja vanemad maksavad kõik asjad kinni ja kõik võimalused on olemas. Entitled on inglise keeles olemas, et sa nagu, et sul ei kaoks ära päris eluga reaalsustaju, et on maailmas inimesed töötavad nagu €1 või $1 eest, et nagu, et nad saaksid aru, et väärtustaksid seda, mis neil on ja suudaksid nagu teiste inimeste heaolu oma kingitud energia ajaga nagu kuidagi muuta. Et aga see on ka jälle mingi siuke suur plaan, et siis raudselt on niuke, et nagu tuleb igasugused kaikaid ja kodarasse selle koha pealt, et aga mina arvan, et lapsed nagu isiklikult õpivad nagu 3D maailmas palju rohkem kui klassis istudes. Et ma tean, et kooli programm on vajalik läbi teha, sellepärast, et sa pead oskama kirjutada ja lugeda ja matemaatikat arvutada, mingid asju kokku liita. Aga that's it, nagu selles mõttes kool kui selline on tegelikult ennast ammendanud minu silmis. Mina leian, et kui sa keskendud varasest east peale sellele, mis sulle meeldib, su nii-öelda elulised väljavaated on palju paremad, kui lihtsalt istud seal ja teed midagi, mis üldse nagu sul on null nagu mingit ma ei tea, huvi asjade vastu. On ja kuldsed sõnad ja ma olen täiega nõus. Elukool on seda, see, mida vaja on ka. Et ma mäletan küll, ma ütlesin käsitööõpetajale, et mina ei hakka kunagi kindeid kuduma, mis me siin juba 3. paari teeme. Siis ma vahepeal oli mul etapp, kus ma mõtlesin, oleks võinud ikkagi seal nagu natukene kõrva taha midagi panna, nii kohmakas nende varrastega. Siis ma olen nüüd, see ei ole minu teema, ma ei suuda lihtsalt nii rahulikult istuda ja neid seal aasasid lugeda, vaata, see ei ole üldse minu teema, ma pean nagu midagi muud tegema.
ja sa tundud olevat räme aktivist. Aktivist. Kas sa oled kogu aeg siukene olnud? Ma arvan küll selles mõttes, et selle tõttu ma juba hakkasin mõtlema, äkki mul on mitte diagnoositud see ärevushäire, et äkki mul on midagi viga, et ma mäletan põhikoolist ja asjadest peale, ma mäletan, mulle meeldis pärast tunde jääda nagu kooli ja õpetajad aidata pinke nühkida nagu. Täiega sain 4. klassis rahuldus sellest, et mängimise asemel tegid midagi, vaata. Et mis sul viga on? Mis sul viga on? Ma ei tea, lihtsalt nagu selles mõttes ma arvan, mu see Sparta kasvatus, mu lapsevanem, minu ema ja isa olid hästi noored, siis pidid hästi varakult nagu suureks kasvama ja siis oli lihtsalt nagu sa ise hakkama, vaata, et me oleme ise lapsed, vaata, et sa ise hakkama siin oma eluga, et osta kogu endale töövihikute raha, sest me ei tea, me oleme vist natukene pankrotis või et nagu paljud, ma arvan, et eestlased tulevad sellisest keskkonnast, kus neil ei ole nagu taldriku peale antud, vaid nad on pidanud nagu ise enda eest hoolt kandma. Ja kes ütles, et peab tegelema ainult ühe asjaga korraga ja rahulikult, et mulle tundub, et sa väga õnnelik inimene olevat ja minu meelest see on põhiline, et kus seisneb sinu õnn ja see üles leida. Ja mulle tundub, et sa oled seal üles leidnud, et ongi teha 10 asja korraga. 10 asja, täpselt. Ei, see on, ma hommikul juba, kui ma ärkan, siis ma mõtlen, et huvitav, mis päev tuleb. Kui ma teen selle krunni pähe, siis tuleb siuke päev, et kevadkoristus, suur puhastus, lapsed trennidesse, kõik asjad läbisegi, korraldad mingeid üritusi ja mõtled, planeerid oma tulevikku. Ja siis kui on vahepeal vaata see, ma ei viitsi duši all minna, ma viitsi oma krunni pähe, siis on niuke. Aga neid päevi on ikka 6, ma arvan, 2 tükki umbes, nagu kus ei ole krunn peas. Et, aga jah, nagu jah, niuke. Lisaks kõigele eelnevalt sa oled aastaid kirjutanud blogi ja mulle tundub, et sa oled pigem naine, kes tahab enda sõna välja öelda. Mis on su motiiv seal taga? Motiiv blogi pidamisel. Ja, et sa tahad arutleda oma arvamust ja ma tegelikult olen mõelnud taas elustada, aga hoopis teisest, kuna mul on nagu nüüd mitu indiviidi, kes on minuga seotud, siis ma ei ole tahtnud nende eraelu kuskil väga hullult kajastada, sest see on, vaata, sul on juba 8 aastane, kes ütleb, et emme, ma ei taha, et sa paneksid Facebooki minust pilti. Tal on juba väga palju oma arvamust ja ma täiega austan seda, et nagu nad juba ütlevad, et kuule, et ära jaga seda, et ma olen mõelnud seda, et ma olen tahtnud pidada arvamus teemalist blogi, kus on mingi teema ja ma täiega nagu alustan sellest Aristotelesest umbes, kuidas vanas Kreekas nagu seda probleemi käsitleti. Et mul on kogu aeg olnud huvi, ma ei tea, kas selle taga nagu see, et kõik peavad samamoodi arvama, et nagu mina, et kajastada või avalikustada oma arvamus, et siis nagu, kõik te peate nagu minast, ma mõtlen õigesti. Ei, mul on pigem nagu see, et mul on alati vaidlused meeldinud, ma olen üritanud mitte väga hullult haavata saada, kui keegi arvab täiesti vastupidi ja siis ma mõtlen, pekki, tal võib olla nagu mingi õigus, vaata, et nagu see tõe leidmine tegelikult selgub selles, kui sa nagu oledki, sul on nagu mingi kirglik arutelu, et nagu ma tean paljud vist haavuvad sellest, kui keegi arvab teistmoodi, aga mul ei ole nagu üldse, et ma olen tahtnud luua platvormi, kus ma saan nagu võib-olla kellegi teise visiooni või arusaamist selle asja kohta, aga ma arvan, et nüüd viimasel ajal ma on kõik kinni jäänud, sest mul on reaalselt nagu päris elu võtab nii palju aega, et ma ei jaksa virtuaaleluga üldse korraldada. Aga ma arvan, kui lapsed suuremad on, siis ma taas elustan oma mingit, aga hoopis teisest vaatvinklist, et mitte see, et mis me perena teeme, vaid mis on nagu demokraatias valesti, mis on maksusüsteemis pahasti ja miks naised ei saa menstruaalliivi või seda, vaata, miks nagu mingit, ma ei tea, mida kõik. Sa oled nagu siis probleemidele keskenduv ja lahenduse otsija pigem, et ei ole see, et sa arutled mingi positiivse asja üle, vaid pigem ongi, et on mingi probleem ja sa lahendad seda. Sest ma just käisin, kui ma valimas käisin, sattusin juttu rääkima ühe parteiliikmega ja siis kuule, anna oma kontaktid, meil on vaja 3 aasta pärast mingid nende osariigi valimiste jaoks kandidaate. Ma ei tea, ma ei ole vist
nagu poliitika inimene, ma saaks jumala kiirelt seal peksa, läheks nagu saba jalga vahel minema, sest et seal on nagu ikkagi lähevad teatud tüüpi inimesed, kes nagu, kas sa oled nagu sihuke mingi, ma ei tea, tahad mingit, ma ei tea, võita sellest või sa tahad endale kuidagi, ma arvan, poliitikas lõppkokkuvõttes lähevad inimesed, kes võib-olla ei ole minu inimesed, vaata. Ja naisena tõenäoliselt poliitikas on niuke, et väga kiiresti pekstakse siin välja oma mingite liberaalsete mõtetega, et teeme midagi teistmoodi, ärme ole, ma ei tea, mida ma ei tea, noh. Ei tea ja ma ei ütleks, et see nii totaalne nüüd kõik inimesed on täpselt samamoodi. Kindlasti on keegi, kellel on teistsugune visioon ja et 100%. Aga jah, ma olen nõus, see on siukene, sa pead olema mentaalselt tugev, et sinna minna. Ja. Kas sa tunned, et sinus oleks võim maailma parandada? Mul on täiega see drive või see tung midagi nagu iga kord, kui ma näen probleemi, siis ma mõtlen, et miks me pritsime oma jõe äär glüfosaadiga, nagu selle, on see vist glüfosaat eesti keeles. Miks me ei saa nagu kuidagi nagu normaalsemad, miks me jõgedesse, näiteks ma elan Canning Riveri ääres ja seal on nagu selline totaalne pritsimine tehtud, kõik asjad on nagu, seal on mingit umbrohi ja nad ei viitsi ühekaupa või kuidagi seda niimoodi seda teha, nad pritsivad niimoodi, see on kõik maa oranž. Siis mõtlen, vaesed linnud, pardid, lapsed roomavad, see kõik satub jõkke lõppkokkuvõttes vihmaveega, kirjutad kohalikule linnavalitsusele kirja, nad mingi, mis sul viga on? Nagu kogu aeg oleme nii teinud, mis sul viga on, meil on siin glüfosaati 100 aastaks, et mida sa räägid nagu, tõmba ära nagu, ja see ongi see, mis sa nagu vastuse saad, oleneb, mis ma nagu nüüd viimasel ajal ma võtan seda, et kas see on minu võitlus või ei ole, sellepärast, et kõik ei ole sinu võita või tegutseda, vaata. Aga no keskkonna koha pealt mul on tõsiselt nagu siuksed mure mõtted selles mõttes, et kui sa lihtsalt nagu pritsid asju ja lihtsalt nagu saastad ja need maskid igal pool, et selles mõttes nagu, kuidas inimesed üles ei ärka selle kõige peale, et kuidas nagu sind ei kõneta see kuidagi, nagu see on nagu see mu teema, et nagu ma saan aru, et noh, mul abikaasa ütleski, et sa olekski see Greenpeace'i laeva peal see rohelise lipuga lehvitaja täpselt, aga noh, lõppkokkuvõtt sellest on ka vähe kasu, on ju, et sa nagu ja ma arvan, et kui sa kuulad enda südant õige koha peal, siis ma arvan, et sul on võimu küll, et muuta, et kui kõik mõtleks nii, et ma olen üks inimene, et üks inimene ei saa midagi teha, siis päris nii ei ole. Aga millegi pärast on kindlasti sinu sõna vajalik. Aga mida siis maailma parandamine sulle endale annab? Maailma parandamine mulle, mitte et ma oleks kuskile jõudnud selle maailma parandamise kohta, ikka maailm on jumal pekkis. Ma arvan, vähemalt oskan, ma olen nagu see, et kes võtab sõna igal teemal, aga ma arvan, et see on mingi siuke, vaata Maslowi püramiidi tead või? See on sul bioloogilised vajadused, sul on seal mingid erinevad vajadused ja seal tipus on see eneseteostuse mingi inimlikud siuksed asjad, vaata. Et ma arvan, mul on kõik eelmised asjad on täidetud, et mul on bioloogilised, mul on kõht on täis, meel on hea, kodu on turvaline ja umbes kaitseb kõige eest, on, et sul tekivad sellised vajadused, mis on nagu natukene kõrgemal seal püramiidi tipus, et miks öeldakse näiteks, et kolmanda riikides ei ole keegi loomaõiguste koha pealt nagu väga välja, sest neil on kõik bioloogilised ja muud vajadused katmata ja nad ei saa mõelda, kus meil on need kodutud koerad, vaata. Aga ma arvan, kui sul on kõik asjad nagu enam-vähem paigas, siis sa hakkad mõtlema, et mis su nagu missioon on, sa lihtsalt tulid nagu õhku hingama või, et nagu mis su see nagu väljund siin on või mis su panus on või mida sa nagu raputama pead või mida sa muutma. Et ma arvan, ma olen selles kesk- ja kriisi faasis ka, et nagu midagi tuleb oma eluga peale hakata. Kas sa tead, mis su missioon on? Ma ei tea. Ma arvan, et seda ma kahjuks ei tea, aga ma proovingi erinevaid asju, ma vaatan, et mis siin ja seal, et selles mõttes, et ma arvan, ma olen nagu üsna tugevat, ma räägin, et keskkond on kindlasti mul selline teema, mida ma oleks võinud õppima kunagi minna, ma ei tea, kas seda saab õppida nagu nii piisavalt, et midagi nagu mõjuks või et sa pärast oleks nagu rohkem, aga kindla peale nagu kogu see maski ja kogu see plastiku teema on nii
meil lihtsalt nagu päriselt süda tilgub verd, kui sa vaatad mingeid asju, mida me oleme inimesena nagu iga 15 minuti tagant peaks ju tegelikult maski vahetama, 4 miljardit maski minutis nagu, või ma ei tea, mis see nagu see arv oli, see on lihtsalt meeletu ja lõppkokkuvõttes see kõik nagu läheb kuskile välja, et nagu ma ei tea, ma tean, et ma ei saa kõige pärast nutta õhtuti patte vaata, et seda ma ka eraldan ennast, aga nii palju, kui palju ma saan panustada, siis ma nagu üritan nagu oma teha, et community või nagu nii-öelda kogukonna taustal on vist nagu kõige rohkem mõju, et kui sa muudad väikses oma selles inimestega, kellega sa läbi saad, naabrid või see nii-öelda väike ring, et see on juba tegelikult selline piisav minu meelest võit, aga jah, et nii tore, et sa vaatad enda tagumikust kaugemale ja mul on ausalt mega hea meel. Räägi sellest ajast, mil sa otsustasid välismaale kolida, et kas sind ajandas mingi spetsiifiline murdepunkt või kus su elu oli tollel hetkel? Ma arvan, et me olimegi täpselt sellises, et abikaasa või tol ajal Peika kolis mu kõik sussid ja hambaharjad nagu tema poole nagu leivad ühte kappi ja siis just tegelikult tema kolis Saksamaalt Eestisse ja juhtus siuke lugu, et aasta aega töötas ära ja siis tuli see suur 2009 oli 2008 lõpp 2009 oli see majanduskriis, mis Eestis nagu ja tema oli esimene, kes koondati ära sellest töökohast. Ja siis me istusime, mõtlesime ja mida teha nagu, et siis mul tekkis see Tai mõte, et lähme Taisse, vaatame, kui Siiber saab nagu siis tuleme tagasi või mida iganes, on ju. Aga siis juhtus see lugu, et 6 nädalat eestlasele istuda ilma mitte midagi tegemata on nagu jumala valus. Ma mõtlesin, et okei, lähme töötame Austraalias, vaata. Ja nüüd on nagu, et 13 aastat hiljem me ikka veel töötame. Kus te raha saite too aeg, kui oli majanduskriis ja koondati? No tegelikult Tai lennupilet oli nagu väga ühe otsa lennupilet oli väga soodne ja ta sai päris korraliku koondamisraha, mis oleks võinud, ma ei tea, talu osta või midagi Eestis teha, aga me otsustasime maha mängida elukasiinos. Et mis oli hea investeering tol hetkel, aga jah, ma arvan, et kui nüüd mõelda, siis ma ka nagu oleks me sinna jäänud, meil oleks üldse mingit sukast kahtlust, et kus me elama peaks või mis me tegema peaks. Ma oleks seal Eestis rahulikult toimetanud mingid, ma ei tea, lehmad ja kanad võtnud võib-olla ja mingi tegelen millegiga, et aga nüüd sa oledki nagu maa ja taeva vahel igavesti, kui sa kolid ära oma sünniriigist ja siis sulle tegelikult meeldib teises kohas, aga samas sul natuke süda valutab, sest sa oled nagu riigi poolt koolitatud ja sa peaks nagu, ma ei tea, edendama Eesti elu, aga sa tegelikult nagu naudid mujal head elu. ja. Et on ja. Ennem kui me sinuga intervjuud hakkasime tegema, siis me suhtlesime sinuga telefoni teel. Ja mulle jäi meelde üks lause, kuidas sa ütlesid, et arutasime just mehega, hiljaaegu olite arutanud siis, et te murdsite lahti joodikute pere karmast. Mida tähendab joodikute pere karma? See on nagu nii rets asi midagi, mida oma tegelikult mul on reaalselt nagu see põlvkondade kaupa on see, me oleme sealt väiksest Kagu-Eesti kohast pärit, et standard selline lahendus on, et nii kui sul on stress, siis see tegelikult tarbid alkoholi ja puskarit ja kõike muud, et nende viis diilida. Et ma arvan, reaalselt mul ongi mingi 7 põlvkonda inimesi, kes kõik nagu on kuritarvitanud eetrid ja igasuguseid, ma ei tea, mida kõik muud salaviina 90ndate algus. Ma lihtsalt mäletan, et ma kasvasingi üles kogu see oli täiesti normaal, et mingi bussijaamas ootad nagu koolibuss ja siis mingi täiskusnud joodik mees tuleb seal. Kes sa oled, kelle laps sa oled? Nagu, et see on nagu osa sellist argi elust, vaata, keegi nagu ei saa aru, kes sa oled või mis sa oled, et minu kandis on seal väga nagu siuke pummeldamine on nagu väga okei ja ma arvan, et Andresel ka, ma ei saa tema kohta, ma ei teada suguvõsani pikalt, aga nagu see on standard, me oleme nagu rääkinud oma mingite sõpruskondades, siis räägid nagu siuke 30 punte, siis kõik mingi vanaisa jäi ennast surruks, minu vanaisa, minu isa, et selle tõttu on nagu mingid alkoholi tarbimisega seotud traumad.
mul on raudselt, ma nagu lihtsalt nagu, ma vaatan, kui inimesed nagu igapäevaselt hakkavad nagu jooma, siis ma mõtlen, see on probleem. Et ma ise olen väga nagu väga konservatiivne selle koha pealt, mulle mõjub alkohol pigem nii, et ma jään magama kohe ja mul on nagu, ma ei ole lõbus ega jutukas, ma lihtsalt nagu vajun ära, vaata. Ja ma arvan, et me oleme arutanud selle teemal, et nagu selleks, et oma peremustritest, mis sulle põlvest põlve, mul oleks ka tõenäoliselt esimene elumure, lapsel diagnoositi midagi, pekki tõmbad nina täis, vaata. Et ma arvan, see on selleks, et hakata teistmoodi mingeid asju tegema. Mitte, et mu emal ei ole ja mul on nagu väga palju sugulasi, kellel ei üldse mingit probleemi sellega, aga nagu ikkagi ma arvan, su see nagu stardipunkt on ikkagi see, kui sa oled nagu näinud selle kõrval kasvanud, et sa nagu alkohol on lahendus su mingitele stressi ja depressioonile ja kõigele sellele. Et selle tõttu on hea nagu ennast välja raputada, alustada kuskil mujal, mõelda, et okei, me tegelikult nagu peame mõistlikult ja teadlikult nagu neid oma räägitakse ju 7 põlvkond on see nii-öelda karma, perekondlik karma, mis sul kandub, on ju, okei, see ei ole su isa ja võib-olla immediate või lähisugulased, aga vana-vanaisa, onu ja tädid ja kõik nad hullud panid tina. Korralik seltskond. Et ma nagu ma ei tea, eks seal ole, ma lugesin kunagi Von Bääri seda diplomitööd ja seal kirjeldab, vaata 2 kroonise peal oli kunagi, kui see kroone mäletad. Ta kirjutas oma doktoritöö selle põhjal, et Eesti mingid endeemilised haigused, eestlaste nii-öelda endeemilised haigused ja seal oli üks nagu nii-öelda kirjeldas eestlaste karakterid, et naised on niuksed nagu tugevad nagu mingid tööhobused ja mehed on niuksed natukene endasse tõmbunud küürakad, siuksed väga vagurad tüübid, vaata. Ja siis ma mõtlesin, et huvitav, kas see kuidagi kliima on meid mõjutanud, et me hakkame rohkem jooma, et nagu valla lüüa oma asjad, vaata. Et ühesõnaga ma arvan, et see on oluline olnud, et me hoopis teistmoodi, mul oleks ka sealiha peal nagu sööks Eesti mul on nagu totaalselt selle jahimehe tütar, mul on nagu põlvkondade kaupa, kui meil midagi ei ole olnud, siis liha on alati laual olnud. Nüüd ma olen taimetoiduline, ma ei ole liha nagu söönud väga ammu ja mul on jumala okei ja ma olen võõrandunud sellest, aga samamoodi ma võin ju mingi jätkata seda sealiha teemat nagu. Mitte, et see halb on, ma lihtsalt ütlen seda, et nagu mingid asju teistmoodi nagu võib-olla. Ja pidi olema 2 varianti, kas sa lähed sama teed pidi ilma, et siis aru saad, või siis sa lähed täiesti vastupidist teed pidi, samamoodi ilma, et sa ise aru saad ja see viimane siis pigem protesti nimel, et nagu protestida, et ei, mina niimoodi ei tee, sest et ma ei taha lõpetada niimoodi. Ja on küll ja. Kas sul endal on olnud elu jooksul pahesid, mis on sul takistanud kuhugi jõudmast või midagi saavutamust? Pahesid? Ma arvan, ma olen üle mõtlenud, ma ei tea, kas seda pahe alla nagu, ma olen kogu aeg mõelnud, et nagu võib-olla see on see, et ma olen arvanud, et kõik arvavad, et nad kõikidel on aega minu peale mõelda, mida ma teen, vaata. Aga siis ma olen nagu, ma ei usu, et inimestel üldse aega on analüüsida hullult nagu. Sest palju sa ise tegelikult mõtled? Nagu maksimaalselt 30 sekundit ja siis on see, et ma pean oma iluda selle. See on olnud mu pahe selle koha pealt, et mul on nagu mõelda, mida teised mõtlevad. Ma ei usu, et teistel on hullult aega mõelda su mingi analüüsida, miks ta seda teeb, miks ta seda ei tee. Nagu ma arvan, et nagu see on see, millest ma olen lahti saanud, aga mingi alaväärsuskompleks ja siuke vaata see ka, et nagu mõelda, et teised mõtlevad, ma ei usu, et nagu kellelgi hullut on aega, et analüüsida minu tegevusi. Ma ei usu ka, ma alati mõtlen enda koha pealt, et ma ise ei mõtle ju tegelikult kellegi peale nüüd nii süvitsi, et võib-olla korraks võtan mingisuguse arvamuse, aga see läheb kohe meelest ja mul on kohe enda probleemidega. Et see nagu takistab, ma arvan, paljusid inimesi ka nagu see, et nad arvavad, et teised mõtlevad, aga tegelikult nagu lõppkokkuvõttes proovi igast asju, ma ei tea, nagu võid ju pekse saada, aga minu arust see on nagu minimaalne, inimestel ei ole aega energiat nagu tullut analüüsida, et ma arvan, mul on nagu see olnud varasemalt kuni 25-26, ma mõtlesin, et ma olen nii kodureetur ja kõik teised mõtlevad, et ma olen mingi, ma ei tea,
elu nautleja, hedonist ja lähen parema raha peale siia, aga ma ei usu, et nagu inimestel on nagu kellega meil on suhted Eestist jäänud, ma arvan, nad on kõik nagu aktsepteerinud seda, et ma olen nagu teistsugune ja mulle meeldib teises kohas elada. Et ma ei usu, et inimestel on aega nagu analüüsida nii palju süveneda. Ei ole. Ja mulle emale meeldib öelda, et kui neil on seda aega, siis järelikult oled eriline. Nii et kui nad seda teevad ja kui nad selle peale mõtlevad. Milline on olnud sinu elu jooksul sind ümbritsev tugirühm? Kui üldse? Ja lapsepõlves väga palju ei ole olnud, sellepärast, et nagu ema-isa olid minust ise lapsed, kui nad ema oli, kui ma olin 12, ema oli 30 juba alles tegelikult, et selles mõttes nad olid ise suht lapsed veel selle koha pealt tänapäeva mõistes, on ju. Et suht ise oled pidanud hakkama saama ja kasvama, aga mul on nagu ülikoolist ja ma käisin Nõos koolis, kus on nagu väga suur protsent poisse ja mul on nagu väga head, me elasime internaadis, seal on ikka elad elu, vaata. Et selles mõttes mul on nagu eluks ajaks sõpru sealt tekkinud ja jäänud ja ülikooli inimesed ka nagu ülikooli aegadest, et ma arvan, et ma olen nagu selle koha pealt on neid päris mitu, aga no mitte üle 10, need, kes teavad kõikidest su nüanssidest ja tsüklitest ja mis elufaas sul on praegu. Et need ei ole nagu mingi massilised, aga... Ei saagi olla väga hea. Ei jõuaks kõikidele teha selgeks, mis nüüd toimub. Et aga jah, ma arvan, mul on lihtne inimesi sõpru leida, ma vahepeal olen vist nagu osadega hoian distantsi, mitte teadlikult, vaid lihtsalt sellepärast, et ma tahan nagu inimeste eludest osa saada, aga mul lihtsalt ei ole seda ajaressurssi, vaata. Mitte otseselt teadlikult hoian distantsi, aga ma lihtsalt nagu elu on päris busy. Ja ma leian, et mul on see identiteedikriis ka, et ma olen nagu Eesti seltskonnas, ma olen liiga vali, ma olen liiga jutukas, ma olen liiga arvamuse rohke. Vene seltskonnas mul on nagu vene sõpru ka väga häid ja ma olen liiga nagu vaikne. Et mul on nagu silm on mingi, toimetan midagi ja vahepeal ütle midagi, et ma olen nagu maa ja taeva vahel jälle, et ma ei tea, et jah. Ja eks sa pead navigeerima enda annete põhiselt kindlasti. Et vaatama, mis on sinu tugevused ja siis selle järgi minema lihtsalt. Aga jah, see on niuke koht, et jah, niuke mõtlemise koht. Aga ei, nagu öeldakse, siis tuleb õigeid küsimusi küsida. Ehk siis küsi lihtsalt ja sulle antakse. Ja sa õppisid ajakirjandust Eestis. Eestis ja Tartu Ülikoolis. Mul oli kooli ajal niimoodi, et absoluutselt iga asi, mida ma koolis tegin, see ei meeldinud mulle. Ja mulle ei meeldinud ükski õppeaine, ükski tegevus, mitte miski nagu ei läinud peale. Ja Austraaliasse tulles ma täiesti esimest korda avastasin või nagu sain aru, et põhjus, miks mulle koolis ei meeldinud, oli see, et 95% ajast ma pidin tegema midagi üksinda, aga ma olen meeletu inimene ja ka sellepärast ma jõlkusin kooli ajal palju ringi, teen kooli asju ja olin rohkem väljas kui toas. Mis oli sinu põhjus, et sa läksid ajakirjandust õppima? Teda ajakirjandusega oli selline lugu, et mul alati meeldis kirjutada, aga ma ei saanud nagu kuna me elasime internaadis, ma ei saanud ühe õpetajaga läbi ja eesti keele õpetaja ja siis ta lihtsalt hindas kogu aeg mu kõiki kirjandid 3 peale. Nagu ta tahtis väga lihtlabaseid kirjutisi ja talle meeldis see, et nagu sa kirjutad mingit seda tüüpi, siis sa oled nagu selles boksis, vaata. Mulle meeldis kogu aeg väljaspool kasti nagu mõelda ja siis ma nagu lihtsalt tundsin, et see kirjutamisvajadus mul ei saanud kunagi rahuldatud. Ma läksin ülikooli ja ma sain sisse kõikidele erialadele, sest ma võtsin ühe olümpiaadi ja siis ma istusin seal, mõtlesin, kuhu ma minna, mingi meditsiini, ei, mul ei ole püsivust, et nagu nädalavahetustel istuda ja õppida, minna mingit, ma ei tea, IT, oi jumal, nii palju matemaatikat ja füüsikat, ma just põgenesin sellest, et ei. Ja siis mul oli üks kursavend või klassivend oli just ka oma pabereid sisse viimas ja siis ta ütleb, mine ajakirjandus suhtekorraldus, et hea eriala. Sisuliselt see
väike vestlus 5-minutiline, ma mingi, okei, see on päris hea, see on see, mida mul ei olnud üldse õrna aimu, kuhu ma lähen, vaata. Ja siis läksin seda õppima, aga noh, see on ka Tartu Ülikool on ka selline teoreetiline koht, et sa õppisid seal meediaanalüüsi, meediaõigust, meedia seda, meedia toda, et lõppkokkuvõttes, kui läksid nagu kirjutama nagu ajalehte, siis ei teadnud päris täpselt, kuidas juhtlõiku õigesti kaastada. Et nagu üks asi on nagu see teoreetiline asi, aga teine asi on see, et sa tegelikult nagu päris maailmaga jällegi on nagu, väga õnnelik, et ma läksin sinna, sest et tutvusin täpselt endasuguste inimestega, kes ka nagu on jutukad ja mingi arutavad kõikide probleemide üle, peavad blogisid ja on üldse igal pool nagu aktivistid, et selles mõttes on nagu täiega see seltskond on jäänud. See oli minu motivatsioon ka, miks ma oleks tahtnud või siiamaani tahaks mingil määral minna, et lihtsalt näha ka neid inimesi, kes samamoodi mõtlevad. Et mis osa sind üldse ajakirjandusest huvitab? Mis osa? Ma olen täiega, no ma juba ütlesin, mulle meeldib arvamusavaldus ja mulle meeldib nagu, et sa nagu natukene nagu õõnestad midagi, vaata, siuke juba kõik juba teavad, et ainult mehed ja naised võivad abielluda, siis hakkad mingi, on ikka nii või kas ainult nii saab või kas ainult peab 4 last saama või kas ühtegi last ei tohi naine saada või ja siis hakkad nagu niimoodi vaata, mul on nagu see huvi olemas natukene õõnestada sellised kivisse raiutud tõdesid, et selles mõttes nagu see, mis mu vanaema ja 100 aastat tagasi vanavanaema elu elas, need on hoopis nagu tänapäeva mõistes nagu hoopis teistmoodi pea peale pööratud, naised käivad tööl nagu täiskohaga ja meil on võrdsed õigused ja meil on ka nagu eneseteostamisvajadus ja ei ole ainult see, et maal pean ainult mähkmeid nagu vahetama. Et kõik sellised asjad, et ma näen, et eestlased on üsna konservatiivsed, et see oligi see muga motivatsioon, et mul on alati see, et kurat arvaks teistmoodi, vaata. Et nagu, ja sinu tegelikult arvamuse avaldamine võib ju kellegi teise panna ka niipidi mõtlema. Inimese muidugi kurjaks ajab punaseks, kui sa arvad väga teistmoodi, aga minu meelest, kui see sind ikkagi kuidagi puudutab, järelikult sul on see, ma ütlen ka mingid teemad üldse, ma loen ja mul on täiesti ükskõik nagu, mul on täiesti nagu ei kajastu kuidagi, üldse ei ole mingit resonantsi selle teemaga. Mõned teemad, kui keegi kirjutab, arvab teistmoodi ja siis mõtled, ma ei tea, aga mulle üldse ei meeldi see arvamus, siis hakkad nagu mõtlema, et mis sind häirib selle asja juures ja võib-olla sa leiad kuskil mingi uue tõe selle, et selles mõttes see ebamugavustsoonist väljaspool väljaspool oma kasti mõtlemine on tegelikult väga nagu arendav. On ja tihtipeale minu enda motivatsioon on ka see, et mul on aidanud nii palju elus olla õnnelikum, sest et ma olen kastist kuidagipidi välja tulnud vahel mingisuguste teemadega ma olen kindlasti veel kastis, aga et kus ma olen suutnud seal kastis välja tulla, siis ma saan aru, et appikene, et tegelikult me võiks kõiki proovida mingil määral. Mul on paar oma kasti teemat, mille koha pealt ma olen väga tulihingeliselt kastis ja ma saan sellest aru, et ma olen näiteks transvestiitide teemal, ma olen totaalselt nagu, minu meelest vali, kas oled mees või naine on okei, meestel meestega deitide, naistel naistega, aga see vahepealne, et nagu sul võib paar olla koosneda ühest naisest, kes on sugu vahetanud ja ühest mehest, kes on nagu sugu vahetanud või mõlemast mehest, kes olid mehed, aga nüüd on naised, sellest ma veel väga täpselt nagu ei ole sellesse süvenenud, et ma näen seda ise, et ma näen, et hull propaganda käib laste seas, et selles mõttes, et nagu lapsed on nii mõjutatavad, et kui sa ütled, et okei, on sugu vahetada, siis nad kõik jooksevad nagu sugu vahetama, et see soo vahetamise teema mul natukene on nagu kuidagi, ma olen konservatiivne selle koha pealt, aga tõenäoliselt ma ei ole kokku puutunud isiklikult ühegi looga, kus inimene on nagu nii õnnetu oma sool, nagu et ta on naine, et on õnnetu, vastupidi, mees on õnnetu, vaata, ta tahab naiseks saada, et ma ei ole ühtegi vist isiklikult väga nagu kogenud selle tõttu, mul on mingi stereotüübid, et nagu ja ei ole ise ka kokku puutunud nii keeruliste juhtumitega, aga ennast ei puuduta siukene asi üldse, et ma just mõtlen, et tehke, mis tahate. Aga kui sa oled lapsevanem, siis sa näed, kui sulle tehakse kooli WC-s kesksoo jaoks, siis sa mõtled, et
nagu 0,0001% on neid segaduses olevaid lapsi, et nagu, et mille jaoks see on nii väike protsent. Ma saan aru, et igas koolis on potentsiaalselt 400 lapsest võimalik selline laps leida, aga nagu minu meelest see natukene, eriti avalikes koolides on minu meelest käib natukene liiga suur promomine, et jaa, sa võid sugu muuta ja vanemad ei otsusta midagi. Et nagu natukene see... Natuke segadust tekitada, et kui niigi on täiskasvanuks saamise juures on väga palju küsimusi, millel vastuseid leida, siis nüüd järsku tuleks juurde veel see, et oota äkki nagu... Ma ütlesin oma poistele, et te olete poistena sündinud, te võite nagu... erinevaid erialasid, sa võid tantsija olla, see on jumala okei. Vahet ei ole, sa võid kunstnik olla, see ei ole nagu, et mehed ja naised teevad asju, aga ma ütlesin, sugu sa oled sellega sündinud, aga võib-olla ma 10 aasta pärast muutun mingi selle koha pealt, aga praegu mul on üsna konservatiivne. Võib-olla jah, üks sinu lastest tuleb sind õpetama, nagu öeldakse, et tuleb õpetama sind, et näitab koha kätte, et võt näed, ema. On ja... Mille järgi üldse valida eriala sinu meelest, et sul oli niisugune tung, et tahtsid kirjutada ja arvamust avaldada, aga kuidas, kui niimoodi üldisemalt noortele? Mina arvan, et sul on nagu vaja, kui sa oled 12 aastat koolis käinud või Saksamaal näiteks sa saad juba eriala valida pärast 6. klassi, et suhteliselt 12. klassiks sa oled kas puuseb, lukseb mingi juba oma mingi ameti, aga Eestis on nagu üsna standard, kus sa ülikooli tahad minna, siis on 12 aastat, mõned saavad ka kutsekoolist ülikooli, aga sa pead ikka väga palju pingutama selle jaoks minu meelest, et minu meelest nagu on vaja elu näha, mul on nagu, et oleks mul olnud see, et mul oleks mingi Austraalias gap year'iks nimetatakse, et siis nii-öelda siuke vaheaasta, kus sa lõpetasid oma keskkooli, mingid asjad. Akadeemiline, eesti keeles äkki või? Akadeemiline on nagu, kus sa juba õpid mingit mingi eriala ja siis võtad nagu väikse pausi, aga minu meelest on nagu reaalselt tegelikult nagu, kui sa oled 18, siis sa pead valima, mida sa terve elu tahad teha. Tänapäeval üldse see ei kehti enam, et sa terve elu teed ühte eriala, see on nagu ei ole enam reaalne, et sa lähed nagu kokaks ja täpselt miks peaks. Aga nagu, et saada aru, kas sa oled üldse inimeste inimene, kas sa tahaks oma ette töötada, mis kas see füüsiline töö või on see mingi seisev töö või suhtlustöö, kas sa tahad psühholoogiks, psühhiaatriks, arstiks, minu meelest on vaja nagu natukene elada enne, kui sa selle otsuse teed, sellepärast, et ma ei tea, pärast keskkooli minna kohe veel laksaki 5 aastat ülikoolis ära õppida ilma selleta, et sa tegelikult nagu saaks aru, mida sa õppima oled läinud, see nagu, et ma kindlasti oma poister, mul vanem poeg ütleb, et ta tahab siis merebioloogiat õppima minna, sest me oleme nii palju reisinud ja ta on igast elukatega snorgeldanud ja haide eest mind kaitsnud ja siis ta ütleb, et ta tahab merebioloogiat, ma ütlesin, et see on okei ja me aitame sind ja me toetame 3 aastat ülikoolist ja mingi kiiremini ei saa või? Ei, ma saan aru, et see on minu karakteri omandada, ei saa kiiremini. Ja siis ma ütlesin talle, et mine mingiks selleks poisiks sinna Deckhand on siis mingi madruseks enam-vähem Exmouthi sinna sukeldumislaevade peale, vaata, kas see elu on üldse nagu sinu elu paadi peal, võib-olla sa oled üldse merehaige, et meil on nagu siuke diil, et kui enne kui ta eriala valib, siis ta teeb nagu natukene sükest vabatahtlikku või elab nagu mingi paadi elu või teeb midagi enne kui ta selle otsuse langetab. Et ma arvan, kõik peaks või paljudel oleks soovituslik enne mingi natukene, ma ei tea, maitsta seda, mida sa nagu õppima lähed. Ja. Vist tehakse töövarjupäevasid noortele, et nad lähevad politseisse päevaks. Nii toredad. Ja minu meelest see, et muidu nagu õpikud taga õppides asju, sa lood endale illusiooni mingitest erialadest, et sa päästad maailma ja teed mingit muid asju, lõppkokkuvõttes lähed sinna toimetusse, siis pead kirjutama neid asju, mis on omanikule sobivad. Et nagu, ma ei tea. Et kohe nagu teisi teenindama hakata on natukene keeruline ja ma tundsin ise ka kohe pärast gümnaasiumit, ma ei teadnud mitte midagi, mis ma teha tahan või kuhu ma minna tahan. Sul on väga palju faktiteadmisi, sa tead väga mingi, ma ei tea, mitokondri ülesehitus ja mida iganes, aga nagu reaalselt nagu see reaalne elu on tegelikult jääb väga kaugeks, see on nagu väga faktipõhine õpe, mis nagu
keskkoolini sa nagu nii-öelda läbid ja siis pärast seda oleks vaja tegelikult minu meelest kõikidele kohustuslikus korras mine nagu tee mingit suvatööd ja vaata, et võib-olla üldse see erialad on nagu niuksed, et jaa, mul aitas hullult aru saada enda asjast, aitas see, kui ma vastasin küsimusele, mida mulle üldse teha ei meeldi. Et see pidavat kuidagi lihtsam olema kalkuleerida, et mis mulle teha meeldib, kui ma arvutan välja need asjad, mis mulle teha ei meeldi. Mis sulle teha üldse ei meeldi? Ma tegelikult olen ümber mõtestanud selle enda jaoks sellepärast, et emana on sul väga palju selliseid nuansse, kus sa tunned, et sa raiskad oma potentsiaali, sa mõtled, et pekki jälle mingi 17 pesukorvi on nagu voltide pühapäeval, et see ei ole mina olen millekski ülimaks mõeldud. Aga tegelikult nagu ühe praktika alusel, mida ma nagu minu jaoks on, ma kuulan hindu, ta on nagu Satguru, keda ma kuulan ja tema ütleb, et kui sa vaatad looduses, sipelgad, mesilased, kõik teevad oma ülesanded ilma selleta, et nad vigiseks, vaata. Ja siis mul on täpselt selle sama asja, mul praktiliselt puudub nüüd asjad, mis mulle teha ei meeldi. Nagu selle tõttu, et ma nagu võtan selle, et kui sipelgas tekst üldse nagu ei oleks tal mingit seda jonni tuju, vaata, mina jälle pean tegema seda, et ma arvan, et mul on nagu, aga see on viimase paari aastaga tulnud sellepärast, et vahepeal oli nagu kodu ülesannet, väga palju asju olid tegelikult üldse sind mitte puudutavad ja rõõmu pakkuvad, vaata. Et sa pead nagu ümber mõtestama selle endale ja ma olen nagu vist saavutanud sellele, siis ma mõtlen tegelikult mõni asi on nagu, mõni asi on raudselt ju midagi sukest, mida mulle ei meeldi. Mulle meeldib tolmu imeda ja mulle meeldib asju ära panna ja mulle meeldib inimestega. Ma ei tea, võib-olla söögi tegemine on nagu tegelikult see on ka väga loov, kui sul on aega. Aga kui sa pead nagu, kõik on näljased ja kõik ootad 20 minutiga stressi all, nagu seda söögi tegemist ma võib-olla nagu üldse stressisituatsioon, ükskõik mida teha niukse stressi ja pingel on rõve. Et väga palju asju ei ole mis mulle teha ei meeldi. Ma isegi meeldiks puid lõhkuda. Ma arvan, see on jumala seljalihastel. On nii hea, mulle ka meeldib täiega hea ja käelihasid ja see tunne pärast nagu mitte ükski jõusaali treening ei anna seda tunne, kui teha rasket maatööd. Meil oli just, käisime kämpimas lastega ja siis Andres võttis kirve ja see lõhkus puid lõkke jaoks. Poisid vaatasid niimoodi. Nad ei ole puu lõhkumist, meil on kogu aeg puud on ju. Vaatasid. Vau, kirvega paned niimoodi otsa. Neil oli totaalne siuke šokk, et siuke asi on võimalik, kui niimoodi tehakse asju, et nagu, et jah. Täiega ja. Kas sa oled kogu aeg teadnud, mida sa teha tahad? Et sa said aru, et sulle meeldis kirjutada mingi hetk, aga kas sul on sellist aega, kus sa ei teadnud üldse, mida sa oma eluga peale tahad? Räägi sellest ajast, kus sa ei teadnud, mida enda eluga peale hakata. Ma arvan, mingi 16–20 on siuke suur küsimärk minu meelest nagu, sul on nagu, ma ei mäleta, et ma oleks üldse kunagi, ma räägin, et mul see otsus ajakirjandust õppima klassived, et see on nii hea, sul alati tööd on ja lähen seda, et ma tegelikult nagu selle hetkeni, kui ma reaalselt nagu seal trepil teda nägin, ma tegelikult ei teadnud, mida ma lähen meditsiini inimeseks, ma ei oleks väga heaks saanud, ma ei ole nii püsiv, et mingi 10 aastat õppida mingit nagu nii pingselt nagu stressi all elada ja ma arvan, et tegelikult üldse nagu ma arvan, et mind ajas nagu segadusse vist kogu see nagu siuke täisakadeemiline mingi, ma tegelikult olen oma olemused nagu, ma räägin, et ma olen poolnõid, et siuke kristlikus vaimus kasvatatud poolnõid olen aga nagu selle hetkeni ma tegelikult nagu kogu kuni 18-20, ma arvan, ma ei teadnud, ma lihtsalt nagu vanemad panid sinna kooli, see otsustati sinu eest ja ma lähen teen siis need asjad ära, ma vihkan seda matemaatikat, aga pole hullu, saab üle vaata, et jaa, mis võimed sul siis on, kui sa on poolnõid oled? Ma arvan, see on kõikidel inimestel need võimed oma keha tunnetada,
teiste energiat tunnetada, et ma mäletan minu lapsepõlves oli vanaema õpetaski meid seened, ravimtaimed, seda siis, kui sul on mingi menstruatsioonivalu, siis selle naiste punatee aitab siis mingit östrogeeni, seda sa tead, sul on kõikidel inimestel ligipääs tegelikult nendele teadmistele, siis tänapäeval tehakse sul see farma teeb sul siukse asja, et nagu ei, sa ei tea midagi, palun, siin on minu pill sulle, vaata. Et näiteks kui me Tais olime, reisisime, siis me tegime 3-päevase džunglimatka ja ma ütlesin, midagi on teistmoodi kehas, ma ei tea, mis see on, aga midagi on mu kehas teistmoodi ja mul oli 8 puuki, nagu nad ei olnud veel külge läinud, aga ma teadsin nagu puugid, nad olid väga väiksed ja need nagu tegelikult sa ei tundnud, aga ma ütlesin, midagi on nagu sellist, mis ei ole minu tavaolek nagu ja mehel ei olnud ühtegi, mul on kuidagi see B-veri vist kuidagi maitsvam vist, ma ei tea, osad ütlevad, et veregrupp vist nagu sääsed ja puugid armastavad teatud tüüpe. Et ma arvan, nagu see ongi see enda, näiteks kui mul on hullud stressis, mul oli siin vahepeal väga nagu stressirohke, ma teadsin, et mu keha tahab täiega tantsida, panin oma mingi Prodigy käima, tantsisid nagu jumala seljavalu läks ära, nagu mõtlesin, okei, mis ma seda varem ei ole teinud, vaata, et nagu miks inimesed tantsivad erinevates kultuurides, nad nagu ei oska kirjutada, neil on tähestikega, nad on nagu tantsimine olnud nagu kogu aeg läbi nagu nende osa elust, vaata, et kõik sellised asjad, et tänapäeval, kui sa räägid selle, siis inimesed mõtlevad, et sa oled ikka täitsa napakas nagu. See on uskumatu ja ma töötasin koos ühe meesterahvaga, kes oli Mehhikost pärit ja ta kuulas hommikust õhtuid, kuulas enda kultuurimuusikat ja kogu aeg tantsis ka, sest mul oli, et issand jumal, et nii naljakas, ma pole näinud, et inimene kogu aeg niimoodi tantsib. Ja siis ta ütles, et ta sai šoki, kui ta tuli siia, et ta näeb, et inimesed ei tantsi. Et ta läheb kluppi ja tema parim move oligi see, et ta läks naisele ligi, ütles, et lähme tantsime, naised olid, et ei, ma ei tule sinuga kuskile. Ja et tantsimine ei ole osa elust, aga nendel on kogu aeg iga päev ja meeletult vabastav on tegelikult ju tantsida ja lasta lihtsalt vabaks ennast ja mitte tunda stressi mitte millegi peale. Et kõik sellised asjad, kui sa võtad, et sa oled nagu kooskõlas sa tunnetad ära, kuule, ma vist hakkan stressama mingi asja pärast liiga palju, ma lähen teen jalutuskäigu. Tänapäeval on see nagu inimesed mõtlevad, miks sa ei võta Panadoli või miks kui sa arvad, sul hakkab pea valutama, et miks sa nagu, et kõik see enda tunnetamine nagu. Ja täpselt, et tänapäeval see kvalifitseerub nõia alla, et pluss päriselt. nagu paljud inimesed või inimesed, mul on näiteks, ma olin kurb, sest mu ema ei saanud 5. veebruaril tulla, me ei olnud teda tükk aega näinud ja mul väga hea sõbranna juba ütleb, et kuule, aga antidepressant, mul on 2 päeva kurb olnud, lase mul kurb olla, vaata, miks ma pean kohe nagu mingit antidepressante võtma, et selles mõttes tänapäeval on, ma arvan, see nagu nähes, kuidas lapsi ka kasvatatakse, et nagu sa ei tohi valu tunda, sa ei tohi korra, sul ei või kurb olla või pettumust olla, kõik on nagu, kõik saavad sertifikaadid osalemise eest ja laps kukub, siis sul on vaja nagu mingi hull teema sellest teha, et ma nagu näen, et ma kasvatan oma lapsi natukene ka nagu spartalikult, kukub, vaatad mujale, vaatad, kui väga hullult ikka veri tuleb, siis sa nagu tegeled sellega, aga nagu natukene vaata see tähelepanu selle kogu kuidas ma ütlengi, see rõhutamine, sa vaesekene, oi, tule siia tibulinnukene. Tal ei pruugi üldse tegelikult valus olla, aga kui sa teed selle nii puhud nii suureks siis ta ennast on nagu edaspidi otsib tähelepanu selle abil. Et jah, ma olen nagu selle koha pealt olen nõid vist ja. Vanema ravimtaimed, asjad, tunnetad oma keha, kui hakkad haigeks jääma, siis nagu juba tunnetad natukene midagi on kuskil midagi teistmoodi. Ja ma õpin ka praegu seda ja minu meelest maailma mõnus on viis, kuidas elada üldse. Ongi lihtsalt tunnetuse järgi lasta, kuidas on, kuidas ei ole ja elu toetab igal sekundil ja seoses sellega, et emad mitte siis kogu aeg puhkuda seda probleemi suuremaks. Ma tundsin ise endast ka seda, et alati kui midagi oli, näiteks läksime pimedasse ruumi õega, kohe meil oli, et oi, et issand nii hirmus, et siin oli kollid, siis mul ema oli alati siuke,
mis loll juttu teed, siin ei ole mitte kedagi, vaadake, mis siin on. Lendas ise voodi, on siis midagi või ei ole ju. Et ta oli kogu aeg hästi aktiivselt näitas, et ei ole maja nagu asju ette kujutada ja nagu, no mitte, et ta meie lapselikkust oleks alla surunud, mitte seda, aga lihtsalt, et ei puhu asja suureks. Ja. Aga seoses energiaga mulle hullult meeldis, kuidas sa selle sisse tõid. Mina ei uskunud kunagi energiatesse, ma olin, mis energiat, mida sa räägid, mina istun siin tooli peal, mul on sein on minu selja taga, millest sa räägid. Aga ma hakkasin sellest aru saama siis, kui ma tundsin, mitte et ma tundsin ära, vaid kuidas sa seletad seda, kui sa istud kuskil ruumis ja sa hakkad mingit suvalist inimest jälgima ja siis sa jõllitad teda ja varem või hiljem ta vaatab sulle otsa. Või sa oled kuskil selts, kui oled kuskil rahvarohkes kohas ja sa jõllitad kedagi ja sa näed, et mingi ta tunneb ebamugavust ja ta vaatab sulle otsa. Siis need hetked hakkasid mul nagu aru saama, et okei, et tegelikult vist on et ei ole päris lihtsalt see, et mina ja sina ja tool. Et on midagi muud või siis kui keegi tuleb tuppa ja kellelgi on ülihalb tuju ja kui oled seal 30 või kui tundi sa isegi istud akna poole seljaga ja sa tunned, inimene tuleb hiirvaikselt, aga ta ei ütle midagi, siis sa tunnetad. Et ta tuleb järskond on seal, nagu et sa saad aru ilma, et sa vaatad. Võt need on samamoodi niuksed hästi niuksed realiseerivad mulle, et okei, et tegelikult on energiat siin ja nagu meil on energia. Ja, täpselt. Ja mina tunnetasin seda siis, kui mul parima sõbranna laps ära suri minu juures olekul. Ta oli ajuvähk oli tal ja ma ütlesin, okei, ma joon ühe tee veel nagu ja jäin kuidagi nagu pidin juba ära minema, aga ma jäin. Panime teise lapse magama ja istusime kell oli 9:45, mõtlesin, ma pean minema ja siis ta võttis oma viimast korda hingas meie juures olekul ja nagu tal süda käis veel edasi, aga ta läks nagu pärast väga pikka nagu võitlust vähiga. Sa olid sõbranna juures? Ja, ma olin seal ja ma olin nagu see energia, see võib olla nagu, see võib väga raske olla paljudele inimestele. Alguses ma olin šokis, ma ei saanud aru, aga me olime öö läbi, olime üleval ja ma tundsin tema juures olekut, ma tundsin, et ta hing on veel seal. Ta tunne nagu, ta keha lõpetas töötamise, ta keha, aga ta hing oli kindla peal veel seal ja iga kord, kui ma läksin, ma tundsin midagi sooja ja sükest nagu see süütu hing, kes nagu pidi sükest õudust läbi elama siin. See oli kuidagi nagu, ma ei tea, ma ei oska seda sõnadesse panna, ma ei oska seda kuidagi kirjutada, aga ma lihtsalt tundsin tema juuresolekut ja ma tundsin tükk aega tema juuresolekut nagu, et ja ta tõenäoliselt on ka valvab minu sõbrannad selles mõttes, et meil on nagu mingi selline, see on mingi selline kogemus, mida kõik ütlevad, kuidas see nagu, kuidas või mismoodi, et aga tegelikult nagu ma olen lihtsalt nagu nii õnnistatud, et minu juuresolekul ma sain olla neile toeks, ma nägin seda ja ma olin temaga viimasel hingetõmbel, et see nagu on siuke, ma arvan, et ma ei tea, maagiline, ta täpselt surm ei ole tegelikult nagu halb asi, see on osa elust ja me lülitame selle endast välja, aga tol hetkel ma nagu sain aru, et me oleme kõik suurelikud, me kõik läheme, see on nagu, see on dramaatiline muidugi näha kahte lapsevanemat nagu põrandal maas, nutmas niimoodi oma silmi peast välja ja pärast oli meil see preester, kes nagu õnnistas ja tegi seal oma protseduuris, nad on moslemi usulised, et nagu, aga kõik see oli nagu selles mõttes ebamaine kogemus selle koha pealt, aga tõesti see perspektiivi paneb sul nii elus paika, et nagu hädaldad seal oma mingite asjadega. Sa ei ole last pidanud kaotama, siis su kõik mured on nagu tegelikult nagu tühised, et jah. Aga oleme kõik surelikud ja üürikest aega siin. Kas usud elu pärast surma? Ma arvan, et sellisel kristlikult traditsioonilisel viisil mitte, sellepärast, et seal on selle halb hing, hea hing, vaata. Ma ei tea, minu meelest mulle meeldib budism palju rohkem, sellepärast, et kõik me teeme pahandusi ja meil on õigus nagu või võimalus nagu ennast parandada järgmises ringis midagi paremini teha. Et ma usun sellesse, minuga väga hullult resoneerub see, et meil on kindla peal on hing olemas, seda ma isegi ei hakka nagu küsimärgi alla panema, et meil on kõikidel nagu olemas, aga selles mõttes, et nagu
ma ei taha uskuda mingi paradiisi ja sellesse põrgusse, et ma juba ütlesin mehele ka, et ma siin üks päev laste peale karjusin, siis mõtlesin, et ma loodan, et emadel on seal põrgus kuskil mingi sihuke sooduskoht, vaata, et päris ei põle, aga natukene on nagu piin, vaata, et nagu selle kurjuse eest, mis ta oma laste peale nagu oled välja elanud, aga ma klassikaliselt, ma olen nagu tugevalt kristlikus, ma elasin isegi kloostris mõnda aega ja ma oli nii hädas minuga, et seda ma ei usu, sellepärast, et see on inimese loodud mingid, kui sa maani kummardus Jumal ei kuule sind, see on nagu täielik, ma ei tea, mitte minu. Jaa, mitte ei kõneta sind. Juhu, lemmik on aeg kõigi lemmikuks, ajamulliks siin universumis on aeg reklaamipausiks. Ja tänases reklaamipausis ma reklaamin seda seina siin päris esimest korda. Meil on oma stuudio, mis on ehitatud täpselt nii, et see pakuks rõõmu kõikidele. Minu kõrval on siin pisikene riiul ja selle riiuli lasime siia ehitada põhjusega. Põhjuseks on väga lihtne põhjus. Jah, Taeli, palun ütle veel ühe korra sõna põhjus. Aga põhjus on see, et ma soovin, et meie eestlaste tegemised siin Austraalias oleks paista kogu maailmale. Ehk siis, kui sul on toode või teenus, mida sa tahaksid jagada terve maailmaga, siis tea, et see auk siin on sinule. Tule ja täida see auk ning võta ühendust tairikaarna.com ja täidame ära riiuli. Teeme ära. Wow! Kui me sinuga enne intervjuud telefoni teel helistasime, siis olid koos oma 3 poisiga parasjagu autos ja lapsed nagu ikka mürasid seal tagaistmel. Ja mis mulle meelde oli see, et sa palusid lastel, sa palusid neil olla 5 minutit vakka, et saaks telefoniga rääkida. Ja ma olin täiesti šokeeritud, et kuidas sa oled enda 3 last niimoodi ohja saanud, sest et nad olid 5 minutit. Nad olid 5 minutit vaikselt ja kui 5 minutit läbi sai, siis hakkas vaikselt. Läbi hammast on üks kas te olete? Ei, tegelikult ma arvan, et ma olen bad cop, ma olen see halb politseinik meie kodus, et meil on nagu reaalselt tagajärjed sellele, kui lapsed ei kuula sõna, nendel me oleme üsna tehnoloogia kauge perekond, me ei lase neil iPadide asjadega mängida, nad jäävad oma 2 korda nädalas näevad telekad, sellest jäävad ilma, et mul on nagu niuksed, kuule, et selles mõttes ma saan aru, et see on distsipliin. Distsipliin, aga diktaatorlik kohati, et mina ütlen, aga teiselt poolt nagu minu meelest on lastel vaja piire ja kui nad ei austa minu palved, siis nagu sorry mehed, aga teil on ka tagajärjed selle koha pealt, et ma olen üsna nagu karmi siukse jäävad ilma, nad võivad nädalaks asjadest ilma jääda ja need on niuksed asjad, mis osadel on nagu loomulikud ja meil on nagu niuke boonus. Sa näed oma telekat, näed siis, kui sa oled nagu oma panused ära teinud, nõudekad ära teinud, oma kooli asjad lahti pakkinud, asjad pessu pannud, mul on ikka list on suur, vaata. Et selles mõttes nad teavad, et minuga ei tasu mängida, et meil on nagu sellised suhted nagu välja töötatud, sest 4 mehega koos elades ainult korjakski sokke igalt poolt. Et neil aju funktsioneerib teistmoodi. ja, on küll, ja. Ei, mina pooldan sinu kasvatustingimusi, mind kasvatati ka niimoodi, kuni ma sain teismeliseks ja ma hakkasin võitlema, aga enne seda oli ka ikka väga karm ja distsipliini rohke elu. Ja. Nagu selles mõttes ma ütlen poistele ka, et ma ei ole teie teenija ja te peate, nad kas eile käisime mehega väljas, hakkasid undama, et mis asja te käite restoranis, issi sünnipäev. Ma mõtlesin, et kui te hakkate normaalselt käituma restoranis, siis me võtame teid ka kaasa, aga hetkel te olete nagu metslased, teie nagu sööte ära ja siis panete jooksu nagu, et selle hetkeni te ei saa restorani kaasa või saate siukses, kus on mänguväljak, vaata, siis läheb kohe mängima. Et see lastega see enda mingi selline kehtestama panemine on ülioluline, sest nad 13-aastased võivad sulle vabalt selga saada, öelda, mina ei paki oma koti lahti, mina ei tee seda ja mina ei tee toda, et varakult on vaja minu meelest nagu normaalsed piirid paika seada, kus neil on ka vastutus ja kohustused, mitte ainult see, et ema teeb.
et mul poisid voldivad pesu ka minuga, kui me voldime. Ei ole nii, et mina voldin 17 pesukorvi. Super, mina teeks sama, ma teeks ka enda lastega sama. Nad voldivad küll niimoodi, et vaatavad, Pekki, mu OCD lööb välja, aga okei, ma parandan selle, ma ei ütle neile, et nad halvasti tegid. Et... Jaa, õige. See, muidu kui ma ütlen, et mu ema oli ideaalne ema, siis see oli ainuke koht, mida mina teeks teistmoodi, oligi see, et tal oli nii hull OCD, et ta tegi kõik ise ära. Ta oli, et minema siit köögist, ma teen ise lõpuni. Siis mul oli, no okei, davai. Aga see miinus oligi see, et ma lõpetasin, ma olin 18 ja ma ei osanud munagi praadida endale. Et niuke õppekoht ise endale, aga see on väga õige. Ja. Sa oled maininud enda blogis, et sa oled proovinud enda lapsi harida mingil määral. Ma pigem küsiks... Metslased ikkagi. Ma pigem küsiks, kuidas sa hoiad ennast vee peal selle tsirkuse keskel? Tänapäeval ma arvan, et vanasti ma lugesin nagu meeletult, lugesin raamatuid ja nüüd ma kuulan, kui ma lähen jooksma 3 poisiga, siis ma panen ühe kõrvaklapi enda kõrvaauku ja siis kuulad midagi või niimoodi, jäi midagi kõrva taha, vaata. Aga muidu ma nagu loen päris palju, tänapäeval see lugemine on teine, et sa ei saa nagu minu meelest aju, meil on juba ümber programmeeritud, sa ei suuda nagu ühte pikka teksti, sul on nagu see katkendlik, vaata, sa võtad niukeste juppidena siit ja sealt, et Twitter ja kõik muud asjad, ma tahtsin nagu näiteks Navalny tiimiga liituda ja mul mees keelas mul totaalselt selle ära. Navalny Venemaa opositsioon, sest et ma olen kogu aeg jälginud, ma olen ta suur austaja olnud ja ma olen mõelnud, et kuramus, ma saan selle Vene Putini, et saame selle maha vaata, et ma ka nagu hakkan siin nende venekeelsed uudised tõlkima ümber inglise keelde Austraalias nagu mees ütles, ei, sa ei saa Euroopasse reisida. Ma ütlesin, Ants, sihukestele väikestele kaladele nagu neil ei ole Novitšoki, et kõike ära mürgitada, vaata. Siis ta mingi, ei, sina ei hakka Navalniga mingit teemat ajab, aga nad otsisid vabatahtlike vahepeal. Et siis ma mõtlesin, et okei, ma hoian ennast nagu veepinnal, et tegelen mingi sellega, aga muidu nagu ma olen nagu selles mõttes, et sa mõtled nagu rohkem aju koha pealt või keha või on nagu... Nagu jah, et kuidas sa hoid ennast vee peal? See on tegelikult mõlemad, et meil on füüsiline mina ja meil on mentaalne mina. Füüsilise minaga ma nüüd olen ära tajunud seda, et mul on väga palju liikumist vaja, et ma lähen nii vihmas kui ka ma ei tea, päiksepaistes, me käime jalutamas ja ma mängin korvpalli ja ma hakkasin viimasel ajal, mul on nagu see küüru probleem, hakkasin joogaga tegelema, sest ma tean, et tegelikult on lahendus olemas, aga ma lihtsalt olen laiske ja vaimselt ma arvan on nagu see, et meditatsioon on tegelikult hullult hea, kui sa restardi teed oma mõtlemisel, et mul on korra pea tühi. Ma olen nii kohal kõigega, ma kuulen, mis linnud laulavad, et selles mõttes, et ma arvan, see on suur teekond olnud, kus sul on nii palju peas, on nii palju müra, mõtteid ja kõike, kus sa saad teadlikult öelda, kuule, mul on liiga palju vist mõtteid, ma pean võtma selle aja maha, et puhastada nagu kogu oma see aju ära. Mis nad tulevad muidugi tagasi, need mõtted ja ideed ja asjad, aga nagu lihtsalt see moment korra, et nii hea on olla veemaitse ja linnulaul ja lapsed on terved ja kõik on hästi ja ma ei tea nagu selles ma armastan ka seda, ma võib-olla selgitaks kuulajale, mida üldse tähendab meditatsioon, et kui me lähme jooksma ja käime jõusaalis, siis me treenime enda füüsilist keha ja ainuke viis, et füüsiline keha saaks puhata, on me lähme magama. Aga ajuga on siis põhimõtteliselt siuksed lood, et me kogu aeg mõtleme ja lahendame ja tegeleme mõtteprotsessiga, et meditatsioon on tegelikult ainukene puhkuse viis, kuidas me saame panna enda keha puhkama või mitte keha, vaid aju. Et see on väga võõras lääne ühiskonnale, aga mina olen praktiseerinud seda või tänaseks nüüd mul oligi nüüd see aasta võtsin ette, et iga hommik 20 minutit kindlasti mediteerin. Et see tunne, kui mu aju on puhkanud versus see, kui mu aju on üle mõtlenud, see on imeline. On tõesti imeline ja mul ema on nagu suureks juhiks olnud sellepärast, et ta elu on nagu olnud selline mitte väga lihtne meelakkumine, et ja siis ta on nagu leidnud 40-ndates selle,
okei. Saab kibestunud inimese asemel saab tegelikult nagu jumala inimene olla, vahet ei ole, mis elu sul enne seda on olnud, vaata. Kui ilus. Et ja ta on nagu olnud suureks motivaatoriks selle koha pealt, et sa saad olla õnnelik, vahet ei ole, on seal mingid, ma ei tea, kodujamad ja lahutused ja asjad, sa võid ikkagi nagu ennast leida, et selles mõttes on nagu ta olnud suureks juhiks ja ta on olnud ka mingi vaimseks juhiks, sest ta saadab mulle kogu aeg mingi, kuule seda, vaata seda, et nagu et väga nagu hea meel, et on olnud sellised. Vanus ei mängi rolli. Tegelikult ei mängi rolli. Ta võiks ka väga nagu, ta on 58, ta võiks ka olla mingi väga kibestunud kibe ja vastik ja kuri, aga ta tegelikult on hoopis vastupidine. Aga muidu mulle veel, mis mind väga hullult lõõgastab, nagu kui mul on vaja nagu pinnal püsida, siis on see nagu, ta ei ole, see on nagu siis must huumor. Ja ma olen täiega stand-up comedy nii-öelda siis nagu fänn, ma olen lihtsalt nagu nii hullult fänn on mingid ebakorrapäraseid ja vastikuid nalju, mis kohati nagu lähevad boksist välja, kastidest välja, aga mulle täiega meeldib nagu comedy ja mulle meeldib ise endal nagu mingi naeru vääristada ennast ja mingid oma nalja asju teha, ja et kui mul on heas tujus, mul on tegelikult nagu mul hullult meeldib enda kulul nalja teha. Et jah. Mulle ka täiega oppi lahe. Kas sul mees on ka, teeb nalja? Mees on ta on väga kohanenud ja ta ka naudib ka juba sellist musta huumorilaadset, me vaatame kõik mingid, me oleme suured UK või Suurbritannia nii-öelda koomikute fännid, sest mulle ei meeldi Austraalia huumor on natuke liiga süke. Mulle ka ei meeldi Austraalia natukene huumor. liiga ja ma arvan, et see USA nii-öelda siis, issand jumal, mis USA ongi eesti keeles? Ameerika Ühendriikide naljad on ka nii poliitkorrektsed, et sul ei ole samm siia, samm sinna, siis juba kõik on nagu, kõik on juba haavatud sellest naljast. Aga Eesti komeedikuid, kas sa... Ma ei ole väga jälginud, ma tean, et on nagu kasvanud see, aga on isegi vist mingid YouTube'is on midagi olemas, et ma olen vahepeal vaadanud, aga mulle kuidagi millegipärast Suurbritannia must huumori Ricky Gervais tüüpi mingid naljad, kes on täiesti kõik kirjutavad, ta on nii selline kõiki nagu haavav, minu show vist on jah. Mulle meeldib ka siuke ilma filtrita huumor, et mulle meeldib, kui minu kulul tehakse ja mulle meeldib teiste kulul teha, aga see ongi niuke õhkõrn piir, et katsetada piire, kellega saab üldse teha neid ja kellega ei saa, et need, kellega saab, siis ma ikka naudin ka. Sa oled juurelnud enda blogis sünnitusjärgsest depressioonist. Kas sa oled saanud ise ka seda kogeda? Ma arvan, olen küll. Ma arvan, et ja kusjuures tihtipeale see sünnitusjärgse depressiooniga või üldse depressiooniga, näiteks sünnitusjärgsega ma tean konkreetselt, sul ei teki see kohe, sest nad siin Austraalias mõõdavad sulle, et mis sul nagu, kas sa süüdistad ennast asjadest, nad teevad mingi nii-öelda, teevad mingi sellise skaalad, et sa pead vastama nendele ja siis sa, kas sa oled nagu depressioonile kaldu või mitte, et nad teevad tavaliselt see 6 nädalal, kui sul on veel hormoonid on kõik veel niuksed, mu laps, mu beebi ja siis mingi hetk sa oled seal abita, magamata, pesemata ja see nagu tihtipeale tegelikult kuid hiljem mõnikord, ma arvan, mul viimase lapsega oli selline väga tugev meeleolu langus oli aastaselt, kui ta oli aastane või midagi nii, siis ma tundsin, et ma ei naudi midagi ja mul on nii nagu varem mul oli nagu, ma olen nagu inimvare, selles mõttes ma ei ole see inimene, kes ma olen, aga tihti ongi see, et see juhtu sul, nagu nad siin screenivad või teevad neid teste ja analüüse väga varakult, aga tegelikult sul kujuneb see tihtipeale hiljem välja, et siis sul nagu kuskile spetsialisti juurde saada on nagu üsna siuke pikaajaline. Mul on hea sõbranna psühholoog ja ta on nagu, kuule, lähme täna õhtul jalutama. Siis ma mingi, Saara, sa ei pea mind nagu psühholoogi jalutuskäikudele või mul on okei. Ta mingi, ei, ma ei tea, see ei ole sina isa. Et nagu mul on isiklik psühholoog, selles mõttes on hea, et ta kohe tunnetab ära. Kuule, kas ma teen talle kõrvitsa suppi õhtuks või? Ma mingi, ei, mul on okei, mul on
sööki täis, ei ma toon, et nagu selles mõttes, et mul on nagu see nii-öelda sõpruskond on selline nagu nad kohe saavad aru, oi kuule, sa oled sina ise, las ma sind aitan nii nagu või. Aga mul on probleeme abi vastuvõtmisega, see on kindlasti delegeerimise ja abi vastuvõtmisega. Mul on nagu siuke tunne, et sa nagu jääd võlgu eluaeg kellegile, kui keegi toob sulle kõrvitsa suppi õhtusöögiks päeval, kui sa ei ole maganud või ööl ei ole maganud. Aga ja depressioon on nagu, ma arvan, et nüüd kui ma mõtlen, siis mu perekonna, nii ema kui ka isa olid depressioonis mitmeid aastaid, et ma nüüd nagu hakkan aru saama, et see on tegelikult nagu täiesti reaalne, nagu see ei ole mingi välja mõeldud, et mul on tähelepanu vajadus, et mul on depressioon. See tegelikult on nagu päris asi, päris eksisteerib. Ma arvan, meil nagu pikk teekond selle koha pealt minna, et kõik see oleks nagu okei rääkida sellest, et mul on depressioon, ma tunnen ennast nagu halvasti, krooniliselt halvasti ja nukrameelne ja suitsidaalne. Mu üks kõige võib-olla selle nii-öelda sünnitusjärgse depressiooni moment oli, kus ma ei suutnud ennast reguleerida ja ma läksin kodunt minema, mu mees pidi mul politsei kutsuma, sellepärast, et ta oli hirmul, mõtlesin, ma lähen jalutama, aga kell oli 10 õhtul. Ma läksin jalutama ja ta arvas, et ma lähen ja teen midagi endale, sest ma olin nii löödud. Ja ta ütles, et ära mine jalutama, ära tee seda, ära tee toda. Ja ma ütlesin, ei, ma lähen. Ma läksin, istusin seal, õnneks me elame jõe ääres ja istusin pingi peal, ütles täiskuu oli väljas ja konnad täiega krooksusid, vihma oli tulnud ja istun seal pingi peal, mõtlen, et Pekki, mõtle, kui ilus maailm on, kõik mingid elusolendid on ju. Raudselt on midagi ilusat minusse pandud. Konnadel on mingi oma võlu, kuul on oma võlu, puudel, see mets on nii maagiline. Raudselt on midagi looja, kes iganes, mis nimega ta ei oleks, on pannud midagi sellist minusse, mis väärib nagu armastust ja tähelepanu. Et siis, kui sa tunned sellistele, ja siis läksin koju, politsei oli okse taga mul. Ja siis ma mingi... politsei, okei. Siis mees ütles, et ma olin nii mures, et äkki sa teed midagi ja ma ei saanud sulle järgi tulla, lapsed magavad, et kuidas nagu, et ma igaks juhuks kutsusin politsei. Siis see politseinik oli vist treenitud selliste ebastabiilsete inimeste jaoks. Ta küsis, kuidas sa tundsid ennast, mis sind ajendas ära minema, kas sa mõtlesid, et sa hüppad sillalt alla? Ma ütlesin, et ei, ma ei oleks midagi sellist teinud, aga mul oli vaja nagu puhkust ja võib-olla ma jätsin oma mehele vale mulje, aga ta oli tõenäoliselt treenitud selleks, et minu taoliste inimestega suhelda. Aga naabrid tulid ka välja, et kas meid on röövitud. Ei, naine on lihtsalt ebastabiilne. Aga jah, ma arvan, et sellised asjad, nagu kui sa tunned ennast nagu krooniliselt nagu halvasti ja süüdistad ennast kõiges ja sa ei näe rõõmu enam elus, siis nagu me tihtipeale tahame varjata selliseid asju, aga tegelikult on jumala okei öelda, kuule, mul on abi vaja, ma ei saa oma igapäeva asjadega hakkama või mul on vaja nagu oma aega, aga see on ka jälle õppimisprotsess, vaata, et nagu, kui sa kogu aeg iseseisev ja siis järsku sul on abi vaja, siis nagu sa tunned, et sa nagu sitakott, vaata. Et jah. Suur asi abi küsida ja see võtab ikka aega. Aga mul on nii hea meel kuulda, et sinu elus on ka sõbranna, kes ongi sinu isiklik psühholoog. Mul sõbranna õpib terapeudiks, eks mul on ka niuke terapeut kohe tagataskust võtta, et kogu aeg ja et nii hea on, et keegi oskab nagu panna mõtlema nükste asjade peale, mille peale ise võib-olla ei oska. Ja mulle tundub, et sa arvad, et depressiooni peaks olema häbiväärne. Et kuidas saada siis sellest häbiväärsest kohast välja, et ma ei teagi nagu et üldse tunnistada, üldse mõelda, et äkki ma vajan abi. Ja ma ei tea, see on siuke asi, mille kallal mina olen ka mõelnud, et see vajab nagu muutmist. Austraalias siin on teistmoodi, inimesed võib-olla on isegi nagu Eesti keskkonnast tulles, kõik see vaimu tervisega seotud asjad olid kui mina kasvasin üles, olid kõik nagu, mis asja sa tujutsed, mis sul on halb tuju või miks sa oled kurb, et nagu ainult olid head positiivsed emotsioonid ja siis oli hästi palju neid asju, mida sa pidid varjama, mida ei tohtinud nagu tunda. Et selles mõttes, et ma arvan, tänapäeva Eesti on ka juba nagu liigub hoopis teises suunas, aga minu jaoks on see olnud nagu nii suur teekond selle koha pealt, et kõik emotsioonid on okei, sa pead lihtsalt nagu
võib-olla sa ei tohiks reageerida iga asja peale mingi, ma ei tea, agressiivselt mingi ennast väljendama ja et sa nagu pead ikkagi nagu sul on õigus tunda kõike seda, kõike emotsioonide vikerkaart, see, kuidas sa nende asjadega tegeled ja kuidas sa nagu nii-öelda nagu mis sellest nagu välja tuleb, et kui sellest tuleb mingi draama, kui sa oled kuri, aga kui sa ütled, tead, mul on nii kuri su peale, sa jälle jätsid asjad vedelema või nagu võib-olla ka produktiivne ja nagu muutev, aga nagu vaimu tervis on nagu siuke teema, millest mina ei ole väga hea. Ma ütlen, et mul nagu põletan ennast läbi ja siis ma tunnen, et ma olen teiega nagu mingi augus, vaata, aga see, et ennetada, et sinna auku ei jõua, et nüüd on nagu paremaks läinud, kui lapsed on vanemad, aga ma arvan, et vaikselt praktiseerid. Ja. Sa saad aru, et nagu kuule, ma vist tunnen ennast halvasti. Äkki ma ei tee täna süüa, vaid lähen lastega jalutama hoopis, vaata, siis mees tegeleb sellega, et see on nagu olnud suur õpiprotsess minu jaoks nagu enda eest hoolt kanda. Aga jah. On ja. No veel 40 aastat tagasi tegelikult oli ju see, et kui sa läksid arsti juurde, ütlesid, et nagu midagi pole viga, aga midagi nagu on viga, ehk siis mis ongi mentaalne tervis, siis oligi ju põhimõtteliselt, kas sul anti ravimid või siis sa läksid hullumajja, et inimesed ei julgenudki, et mul on endal perekonnas juhtumeid, kus täna ongi kõik hästi, ükskõik mis momendil sa ütledki, et sul on kõik hästi ja mitte midagi pole viga ja ei küsigi abi sellepärast, et sisse on juurdunud see teadmine, et kui sa hakkad näitama, et sul on midagi viga, siis 2 varianti, lähedki kas hullumajja sõna otseses mõttes või hakkad sööma ravimeid, mis teevad sind veel hullemaks. Et ma arvan, et tänapäeva maailmas, kus on ligipääs infole asjadele normaliseeritakse, et see sotsiaalmeedia muidugi mõjutab väga palju selles mõttes inimeste vaimset tervist, sa mõtled kellelgi on kõik seal korras ja sina oled nagu mingi hädine, vaata, et selles mõttes see võrdlusmoment on tõenäoliselt rohkem kui kunagi varem, sest inimesed võrdlevad ennast teiste inimeste stage nii-öelda eludega, vaata. Me näeme rohkem. Et ma täiega üritan seda enda poolt nagu enda oma isiklikus Instagramist nagu need halbu asju ka, mis mul nagu elus failimisena nagu tunduvad jagada, sellepärast, et minu meelest on normaalne, et me oleme inimlikud, me kõik failime siin ja seal, et ses mõttes, et eriti nähes, kui see noorem põlvkond on ainult see, et sul on nagu ainult perfektne elu, ainult rooftop baris jood mingit kokteile ja sul on nagu kogu aeg näitad seda highlighti. Kõik on täiega vinge ja siis sa mõtledki, et aga ma olen üritanud nagu vastuvoolu ujuda, et öelda, et selleks, et perepilti näiteks saada, sa pead lastele mingi lubama, et nad saavad midagi osta poest. Kui sa peate perepildi jaoks normaalselt poes, siis te saate oma mingit sellest turismipoest mingit pildikes või need asju valida ja siis ma olengi kirjutanud niimoodi, et selleks, et lapsi ära osta, siis sa pead mingi kolm pehmet karu ostma, et need perepildi jaoks oleks nõus poseerima. Muidu nagu arvedki, et kõik on hästi sõnakuulelikud, ema on vormis ja hästi lugenud ja ennast teostanud ja kõik teil on nagu nii perfektne, et ma nagu pigem üritan nagu kajastada seda teist poolt, et vahepeal oledki nagu kell 10 oled okei, kell 6 on sul juba nagu siuke mingi vesiroti nägu, vaata, et nagu et elu on üle käinud sust. Jaa. Kust tuleb sinu avatud meel ja julgus näidata enda elu mitte kõige ilusamalt küljelt? Ma ei tea, mulle nagu, ma ei tea, kas mul tuleb see, kohati ma lihtsalt nagu, ma arvan, et mul ongi, et ma tahan nagu vaata see õõnestamisvajadus, et sa tahad nagu natukene teistmoodi asju teha või näidata või šokeerida või natukene tahad nagu öelda, et kuule, meil on tegelikult kõikidel varjupooled olemas ja minu meelest on okei, et ma ei arva, et ma olen perfektne mingi komplekt oma perele, mul on mingi probleem, näiteks ma olen nagu, kui ma vihaseks saan, ma lähen korraga 3 sekundit, keegi mitte mingit nagu hoiatust, mitte midagi, mul on reaalselt nagu selle, kus seda anger management on eesti keeles on mingi, kuidas vihapurse. Mul on niisugused vihaga probleeme, sellepärast, et ma kunagi lapsena olin alla surutud totaalselt, ei vihane ei tohi olla. Kui sa oled vihane, siis mine istu oma toes, aga oleks keegi nagu öelda, kuule, vihane on okei olla, ütle verbaalselt, mis sul põhjustas sellise vihapurske. Nüüd tänapäeval mingi, oledki 40, nagu midagi vihaseks saab,
see on kohe vulkaanipurse, et ei ole sihukest hoiatust. Et selle tõttu nagu ma arvan, et nüüd on nagu see iga, kus sa nagu hakkad nagu asjadele teistmoodi lähenema ja nägema, et kõikidel meil on oma puudused ja asjad ja minu meelest nagu ma ei tea, lihtsalt ma ei tea. Jaa. Teadlikumalt nagu analüüsima oma mingid asju ja mõtlema, et paljud asjad on okeid, nagu ma ütlesin, nagu peaaegu kõik on okei juba. Nagu okei on olla, elada teise mehega koos ja on okei mitte kunagi lapsi saada, on vihastada, on normaalne ja inimlik ja õnnelik olla ja joovastuses on normaalne, et nagu see piirid on nii laiaks läinud, vanasti oli jah mul nagu väga niuke, et ühtemoodi pidid nagu kohe ainult ühtemoodi tegema oli, ja käituma, aga jah, nagu jah. Oli jah. Ma viiks nüüd teema natuke kõrvale. Kui sinu vastsündinu sai haruldase diagnoosi, kus üks tunnustest oli see, et sa ei saa teda enam rinnapiimaga toita. Mida sa tundsid tol hetkel? Täpselt seda, mida tunnevad inimesed depressioonis vist siuke nagu, ei, sul on nagu see joovastus, vaata kui sünnitad, ma ei tea, kogemus vist ennast puudub, aga ma kujutan ette. Aga endorfiinid, meeletu siuke õnn, vahet ei ole, sünnitamine üldse tegelikult kõige parem tegevus, ma sünnitaks veel, sest mulle nii meeldib, see on nii toores siuke asi, vaata, mida teha nagu oma kehaga ja keha teab, sa ei pea midagi ütlema, sul ei ole mingit aparaate vaja, see nagu ta teeb seda, vaata, et ma mäletan, see on nagu, mul ongi rääkinud, et sünnitamine on siuke, nagu oleks maratoni ära jooksudes ja kuidas toit maitseb pärast sünnitust, sa oled nagu välja teeninud selle valge saia mingi võiku ja topelt mingi koguse, sest sa oled nagu nii palju energiat raisanud, ma ei tea, see on nagu ülim tunne on sünnitada ja siis nagu 7. päeval meil tuli see diagnoos, et helistati haiglast, öeldi, et mingid tasemed, mida nad teevad, siis nii-öelda vastsündinu screeningud, need tulid kõrgemad, et me peame haiglasse tagasi tulema ja testima, laskma seda uuesti. Ja siis mul oli nagu siuke, ma arvan, mul oli nagu tuimus, siuke nagu eetri aeg läks kinni ja siis oli nagu, ma ei saanud aru ja mul oli nagu, ja siis mingi hetk tekkis see siuke meeletu nagu, arvan, šokiseisund alguses ja siis pärast oli siuke nagu tugev mingi must auk, kus ma ei tulnud mingi 3 päeva kuskilt välja. Õnneks mul oli õde, ema olid siin, ei minu arust õde oli siin ja siis mingi, ta oli nagu siuke karmisõnaline mutt, et sa ei saa nagu, sul on 3 päeva aega, et nutta istuda pimedas toas, aga sa pead välja tulema oma laste eest hoolt kandma. Nagu siis ma mingi, okei, 3 päeva aeg läks käima, vaata. Ja täpselt ma nagu, ma arvan, et õnneks mulle anti see nii-öelda see kurbuse tundmise aeg, et ma saaks ennast nagu välja elada, ma nutsin, mõtlesin, mis ma valesti olen teinud, kas ma olen midagi valesti söönud või siis on see enese süüdistamine ja siis mingi hetk sa nagu nägid hoopis teist poolt sellepärast, et okei, ma ei oska baklažaani teha, aga ma nüüd ma pean hakkama asjadest tegema, mida ma ei ole kunagi viitsinud teha. Ma pean liha söömise maha jätma, sest mul on väga raske oma lapsele seletada, miks tema ei saa valku süüa, miks me kõik järame liha ja tema on nagu siin oma baklažaaniga. Et selles mõttes on olnud nagu meeletu siuke arenguetapp meile kõikidele. Me nagu hoopis teistmoodi näeme asju ja me sööme teistmoodi. Ma ei tea, meil on kõik nagu, me sööme nii palju juurvilju, et see on lihtsalt kohutav. Et ma oskan neid teha maitsvalt, et ma olen nagu pidanud 3 korda läheb pekki, keerad nagu kärssab ära või teed valesti või on aga siis sa nagu õpid, mõtled, okei, teen teistmoodi. Et ma arvan, et sellest august on saanud mingi hoopis teine mägi, nagu mingi siuke asi, mida vallutada ja see on olnud nagu muutev, meie elu muutev reaalselt. Me võib-olla elame kauem, sest me oleme normaalsemalt toitume nüüd. Ja kindlasti. Selle tõttu, et mu laps sai diagnoosi. Aga jah, eks see on siuke enese süüdistamist on ka olnud ja on olnud seda, kus ei saa tegelikult piisavat tuge siin Austraalias. Nad näiteks võtsid
võtsid selle kogu patsientiorganisatsiooni rahastuse, liberaalide või siis eelmine valitsus võtsid kogu rahastuse ära. Sisuliselt meil ei ole mitte mingit tuge. Vanasti oli igas haiglas on sul nii-öelda tiim, kes sinuga tegeleb, annab teada, mis me peame iga nädalaselt, iga 2 nädala tagant talle vereproovi tegema, mille me saadame postiga ära. Siiamaani. Ja siiamaani, sa pead nagu tema nii-öelda tasemeid jälgima. Tasemed peavad olema tervislikus nii-öelda või selles soovitatud vahemikus. Ja nüüd on nagu, ma olen nagu natukene aktiivne selle koha pealt ka olnud, et ma olen mõelnud, et need inimesi ei ole väga palju, inimestel on vaja tuge, et ma olen nagu mõelnud, et ma hakkan siin mingid allkirju kogema ja see on tegelikult nagu tänapäeva Austraalia võimaluste juures ei ole okei nagu tiim ära võtta, metabolic tiim, kes tegeleb haruldaste konditsioonidega, et aga jah, ma olen selle organisatsiooni presidendiga ka juba rääkinud, mul on mingi plaani paika pannud, mõtlesin, et teeme sihukest meediakisa, et nad ei saa lihtsalt öelda, et tiim läks kinni, meil ei ole raha. Nagu palju on vaja raha, et kahes suures haiglas 2 või nagu kõikides suurtes 2 inimest üleval pidada. Selle jaoks see ei ole mingi meeletus sääst, kui nad need inimesed ära võtavad. Väga hea, soovin edu sulle selle läbiviimisel. Loodame, et sa võidad selle. Ühesõnaga, sa tulidki sellest siis välja sellega, et sa lasid endal tunda räiget kurbuse tunnet. Sa elasid läbi süüdistamise perioodi iseendale ja nüüd sa vaatad täna hoopis teise pilguga asja. Ja ma arvan, et mul on totaalselt nagu see, inimesed ikka avaldavad kaastunnet mulle aeg-ajalt ja siis mul on jumala okei laps, nagu tal ei ole vaja mingit kaastunnet avaldada, ta sööb hea meelega küüslauguga lillkapsast, paljud lapsed söövad küüslauguga lillkapsast nagu snäkiks, ooteks, vahepalaks, et nagu selles mõttes ma arvan, me oleme saavutanud selle, et nagu me nagu kõik jälgime nagu seda, mis me suhu paneme ja see on olnud nagu tõepoolest. Taimetoitlane, terve pere on siis taimetoitlane. Ja kas sa ennem olid proovinud taimetoitlase elu? Ei ole, aga mu ema oli enne seda, mu õde oli enne seda, et me oleme sellisest jahiperekonnast pärit, kus me nägime kogu aeg nagu, kuidas liha lauale saab, kuidas sigu tapetakse, kuidas mingid loomadel nahka maha tõmmatakse. Mu ema, nii kui nad isaga lahutasid, oli esimene asi, ta muutus taimetoitlaseks. Sellepärast see oli vist talle niivõrd nagu vastumeelne ja et me olime nagu väga tugeval lihadieedil. Kui meil midagi muud süüa on, siis liha meil oli alati aastaringselt igasugust kopraliha, mingit delikatess liha asja. Mulle öeldi ka, et ära sina juurvilju söö liha on kõik nagu, mis tugevaks teeb, et selles mõttes on jälle olnud oma mugavustsoonist välja minek, aga muidu nagu väga väike rõhk on Eestis minu meelest nagu juurviljadel, et nagu üldiselt nagu ei sööda nii palju, kui nüüd me sööme, aga võib-olla on ka muutunud selles mõttes, et nüüd vist Eesti on teiega selle vegan teemaga väga nagu eesrindlik, aga et tõenäoliselt tänapäeva Eesti on midagi muud, kui mina nagu elasin selle, kasvasin, aga kui mina üles kasvasin, siis oli meil väga juurvilju ei olnud, väga palju, salatid ikka vist mingid kapsa, porgandisalatit ema ja koolis meil tehti, aga nagu niimoodi, et sul ongi nagu põhiroog on nagu mingi, ma ei tea. Hunnik. Brokkolisalat mingi punase küüslaugu ja balsaamikoga, kas midagi nagu mingi pähklid ja seemned ja nii huvitavad on need toidud. Aga on ka pidanud õppima nagu seda hakkama armastama, selles mõttes, et ei ole tulnud loomulikult. Ei ole ja ma ise olen ka katsetanud nüüd siin pool aastat taimetoiduelu ja väga lõbus on. Väga lõbus on ausalt ka ja minu alati taimetoitlasega on see, et ennem kui pole selge miks, et küsid, et miks ma seda üldse teha tahan, et siis seda väga teha ei saa, et peab ikka mingi motivatsioon seal taga olema. Ja minu motivatsioon oli ka sarnane sinuga, mul oli tervis, et ma nägin, kuidas, või siiamaani näen, kuidas minu perekonnas järsku on kerkinud üles autoimmuunhaigused, mida lihtsalt ei saa ravida ja mitte midagi ei saagi teha, sööd kilu lõpuni rohte, et mul oli hästi palju aega, ma hakkasin uurimustööd tegema, et kuidas on see võimalik, et sa ei saa midagi ravida ja inimesed kannatavad selle käes ja
tulebki välja, et enamus autoimmuunhaigusi saabki ravida sellega, mis meid tegelikult haigeks teeb, ehk siis toiduga. Ja viga pole tegelikult selles lihas, et midagi oleks lihas nüüd nii hullult viga, vaid see viis, kuidas tänapäeval neid kasvatatakse ja see antibiootikumide kogus, mis annavad, panevad looma lihasse, see kõik jõuab meie kehasse ka, aga meie keha ei suuda seda taluda. Ja siis see oligi see koht, kus ma mõtlesin, et kui mina praegu ei võta ette seda teed, et ma juba hakkan mõtlema selle peale, siis ma lõpetan samamoodi nagu minu pere. Ehk jah, tervis oli. Tervis on meil ka nagu olnud ajendiks, sest et sa mõtled nagu nende täpselt geneetiliste pärilike soodumushaiguste, mul on see kardiovaskulaar, kõik südame-veresoonkonna haigused on meil kõikidel, nagu seal Eestis on nagu väga domineerivad. Ma nägin oma vanaema 20 aastat nagu halvatuna, ma nägin, kui 57-selt jääd halvatuks, sa elad mingi pika elu veel ja 20 aastat oled lihtsalt teise hooldada ja kõik oleks totaalselt ennetatav olnud, sest tal oli nagu vist kõrge rasvaga dieet, soolarohke ja pluss väga stressirohke elu, mis on nagu selline, et sul on nagu vererõhu probleemid ja päris paras kombo ja me oleme nüüd nagu ka mõelnud sellega, et kui sa nüüd ei tee, siis sul hiljem on nagu 60-selt midagi väga muuta on juba nagu sul on juba mingid asjad välja kujunenud, sul on ohud ja riskid. Väga riskid on ja. On ja. Ma usun siiralt, et absoluutselt igal ühel meist on supervõimed ja ma mõtlengi selle all seda, et igal ühel on selline salatööriist, mis on ainulaadne. Mis on sinu salarelv? Ja milles sa enda meelest oled siuke ainulaadne ja ühtlasi hea? Ma arvan, et mul on see inglise keeles on gut feeling, aga eesti keeles on intuitsioon. Mul on väga-väga tugev intuitsioon mingi halbade ja heade asjade suhtes. Ma olen totaalselt nagu üritanud, vaata see sinu lääne haridussüsteem on see, et see tõesti ajupõhine on ja siis sa unustad selle, mis sisetunne ütleb on ja mingid asjad, mida sa nagu ei peaks ette võtma, mõtled mingi asi ütleb, ma ei oska seletada, seal ei ole mingid, aga ma ei peaks seda tegema mingid asjad ja nüüd ma olen nagu, ma räägin see osa nõia elust on see, et istu natukene, mõtlen, et huvitav, see tundub kuidagi kahtlane või see ei ole vist minu teema, et intuitsioonipõhised otsused, et kui ma teen selle järgi, siis tihtipeale on see õige. Kui ma arvutan paberil välja, teen aju kalkulatsioonid, siis tihtipeale sa unustad mingi sellise faktori, kas see on sinu asi, kas see on sinu projekt, kas see on sinu inimene, kas sa peaks sellesse sekkuma, et nagu sellised asjad on nagu, ma arvan, minu tugev võime, mida ma olen nüüd viimase 5 aasta jooksul väga tugevalt nagu hakanud taas kasutama, taas leidma see, et aju vahepeal natukene kuule, kus sul on nii palju infot, vaata, las ma istun selle mõttega ja mõtlen, kas ma pean sellesse panustama oma energiat, et see on hästi nagu mõjunud, et jaa, see on niisugune teise sõnaga võib-olla kontakt iseendaga ja et ma usun, ma ei tea, kui palju sa oled sellest lugenud human design inimeste, seal on 4 põhitüüpi, on see generaatorid, reflektorid, projektorid ja manifestorid, need on erinevad tüüpi inimesed, mina olen nagu see generaatori tüüpi 70% inimestes on meeletu nagu energiaga inimesed, busy bees, töömessilased, nad teevad nagu, täidavad ruumi töötavad, kogu aeg teevad midagi, et ja nende nagu tugevus on see, et neil on tegelikult see instinktiivne nagu, kui nad nagu ei lase minna, kui nad panustavad, nende elu kooskõla või nagu harmoonia seisneb selles, et sa ainult panustad nendesse asjadesse, millega sul tekib nii-öelda resonants. Kui sa ei ole, siis sa ei peaks sellesse sekkuma või sa ei peaks sellega, või sa ei peaks seda tööd tegema või sa ei peaks sellesse projekti oma energiat panustama, et nüüd ma olen nagu, samamoodi ka mingid pildistamiskliendid, mingi
ma ei tea, ta on juba nii inimesena nii sihuke, midagi on nii off või mööda, et ma ei peaks seda tööd vastu võtma, et siis sa tunnetad ära, et mingid asjad toovad sul palju rohkem stressi ja sa ei ole sa ei vasta võib-olla mingitele tingimustele tema poolt ja teil tekib konflikt, vaata. Et kui sa nagu sellel lased endal seedida, siis ma olen leidnud, et minu inimtüübi, see generaatori tüüpi inimene, kui sa lased endal kõhutundel otsustada, siis tihtipeale see on väga õige otsus. Et ma ei ole seda testi küll teinud, aga mida rohkem sa räägid, seda rohkem mõtlen, issa ma vist olen ka nõid, sest et ma olen täiega nagu ma olen nii ühel lehel sinuga, sinu jutuga ja ma olen ka hakanud nüüd viimastel aastatel lihtsalt enda kõhutunde järgi asju tegema ja kõik läheb hästi. Kõik läheb hästi. Mitte kunagi ei ole seda varianti, et ma nüüd teen midagi, mis mu kõhutunne ütleb, mis tundub võib-olla hästi ebaloogiline algselt, aga toimib. Ma arvan, paljudel inimestel on tegelikult see ürgne teadmine oma mingite energiate koha pealt see, et sa nagu tunnetad, mis on sinu, mis ei ole sinu, kes on sinu inimesed, kellega sa peaks kellele sa peaks aega pühendama, kellele mitte, et kõik me teame, aga me tihtipeale see ratsionaalne aju lülitab sisse, mul on kasulik või mul on hea või kui ma seda teen, siis et nagu mõnikord see aju nii-öelda juhib meid liiga palju, et ühesõnaga siuksed lood, jah, et. Jaa, on küll, mina arvan, et mitte paljudel inimestel, vaid kõigil. Kõigil on see ja ainuke põhjus, miks siis on see, millest sa räägid, et tunnetuslik pool on siis parem ajupool kena ja siis niuke tehnilisem on vasak, et põhjus, miks me kaotame ära selle tunnetusliku ongi see, et mida meie maailm nõuab meilt on ju tehniline, et me peame olema maksma arved ära õigeks ajaks ja me peame olema kuidagi pidi oskama midagi ja tegema ja niuke tehniline ja niuke kuiv, et see kuiv ajupool trumpab üle loomingulisuse ja enda kõhutunde, see ongi see nagu koht, kus jah, võib-olla lihtsalt vahepeal lülitada äkki välja see tehniline. Meil on nagu näiteks teevad see sama human design või see inimese loomuse disaini teooria kohaselt, seal on astronoomia, astroloogia, seal on kõik asjad koos, mingi Hiina kalender ja siis nad teevad mingi taevakaardi ja kus need mingid suured planeedid selle ajal asetsesid. Ja siis meil on nagu mehega huvitav, et sul on need 7 tšakrat on ja mul on kõik nagu väga nagu alates siit on nagu kõik nagu soodsad, et ma olen nagu rääkija, ma olen kõhutundja ja mul on mingid sakraal, mingid tsenter on ja mehel on vastupidi nagu avaldunud just need mõistuse ja rääkimise ja nagu muud tšakrad, et huvitav, et meil on nagu tihtipeale vastandid. Kuidas te aru saite või kes see nagu või? Sa saad selle kaardi teha, et kui sa nagu, siis ta ütleb, mis tšakrad sul selle täheseisu koha pealt on nagu lahti ja siis meil on vastandlikud, et mõnes mõttes hea paar täiustame, tema on nagu täiega aju, mina mingi aju, ärme kuule aju, mul kõhutunne vaata, aga konflikte ka tekib palju vaata, sest ei saa teise maailmast aru, mille põhjal sa otsustad mingi see on õige, lihtsalt niimoodi peab. Ja tema mingi, näed, mul on siin matemaatilised välja arvutud, see on õige. Ei, mõtlesin, ei. On jah, mõnda inimest tahab isegi hulluks see, kui sa tuled enda kõhutunde jutuga, ta on mingid, see ei ole ju loogiline. See on mingi, ma tean, aga nagu, mis ma teha saan, mu kõhutunne ütleb seda. On jah. Kui sa siia tulid, kuidas sinu pere sellesse suhtus? Pere, nagu ikka negatiivselt, ma arvan. Ja, et ma tunnen ise ka, et hästi palju on siukest, et mis sa loodad, et muru on seal rohelisem või sul oli siis... Mind haavas vist Andrese venna nagu hüüdlause meile lõppu, kui me lennuki peal allakäigru esimene trepp, me on mingi... ma ei tea, kas see on nagu kuidas sa ütled niimoodi? Jah, allakäigu esimene trepp, aga ma ei tea, vaata sa nagu, ma arvan, nagu kui ma nüüd analüüsin, siis ma näen, et võib-olla sa analüüsid seda nagu näed oma, et me ei tahtnud maakive põllu pealt nagu vedada ja kõik nädalavahetusel seal mingid rassida. Me oleme niisugused nagu liblikad natukene võib-olla pealiskaudsed ja mingid elunautlejad, vaata. Et siis nagu sa ei suuda seda maha müüa, et kõik nädalavahetused nüüd, mis meil on, me läheme maale, teeme seal mingid tööd ja puhastame põldu kividest ja ehitame mingid välipeldikut ja ma ei tea, nagu selles mõttes ma ei suutnud endale kunagi seda nagu maha müüa, me olime juba outsiderid või nagu ei sobinud niikuinii vaata, et ma mingi,
ma ei tea, et selles mõttes, et aga ma arvan, et nüüd nad on nagu aru saanud, et meil on tõsi taga. Ostsime maja, renoveerime seda, mingi, ma ei tea, kõik lapsed käivad siin koolis juba, et nagu selles mõttes nad on nagu juba vist aktsepteerinud selle, et nagu me tagasi ei tule. Et pigem nagu peavad meile siia külla tulema, nad on käinud ka. Plaan ongi siis siia jääda täitsa? Ma ei tea nagu selles olukorras, mis see praegu on, aga see ei tähenda, et kui see osariik või see riik muutub millekski muuks, näiteks, ma ei tea, kommunistlikuks Hiinaks, ma ei tea, siis ma panen siit ajama. ja see on natuke kauge plaan. Aga nagu sellise elustiili juures, kus sul on ikkagi nagu oma töö eest saad palka. Eestis ka muidugi juba on, see on nagu inimesed elavad väga normaalset elu, see ei ole selles küsimus. Et nagu tudengiajad on möödas, kus mingi tegid siin ja tegid seal ja said makaroni. Ja, täpselt. Et need ajad on möödas, me oleme nagu juba mingi nagu stabiilsem on elu, on ju. Aga ma ei tea, mulle meeldib nagu, mul on nagu kohati, mul on nagu totaalne error kohaliku ühiskonnaga, aga teiselt poolt ma arvan, et inimestena mul lapsed kasvavad õnnelikemaks. Neil on nagu, ma ei tea, nagu ennast väljendavad tiimitööd, oskavad sotsiaalsed olendid, kes nagu, ma ei tea, oskavad mingi inimestega suhelda ja nagu neil on hästi palju seal koolis see esinemisoskus alates mingi 5-aastasest, sa lähed ja ütled, mis sul juhtus kooli või nädalavahetusel, mis news, nii-öelda uudiseid räägid, esined kogu klassist, kõik plaksutavad, aitäh, nagu mõtle 5-aastane, see on nagu, ma ei tea, ma ei suudnud isegi vist 18-aastaselt ilma pabinasse sattumata nagu teiste. See on hea, et nad harjutavad juba sisse seda. Nagu see nii loomulik, nad on nagu niisugused jutukad ja nagu sotsiaalsed olendid, et ma arvan lõppkokkuvõttes neile nagu see ühiskond sobib nagu väga hästi. Ma ei taha Eesti ühiskond üldse maha teha, ma ei tea, mis tänapäeva Eesti on, aga nagu me viimati Eestis reisil käisime, siis oli nii, et minu lapsed olid liiga paljud ja liiga igal pool ja liiga nagu arvamuse avaldajad, et Eesti lapsed natuke reserveeritumad nagu oma eneseväljenduse selle koha pealt. Jaa. Kujutame ette, et ma olen noor ja vaene eestlane, kes vajab natukene sellise sammu tegemist, nagu sina tegid. Mida sa ütleksid talle? Mida ma ütleks talle, see on nii huvitav küsimus, sest osadel üldse ei sobi tegelikult see nagu tulemine, et nagu kui see on nagu lõppkokkuvõttes ma saan aru, et mõne kuu vältel, isegi kui sa oled nii hullult endast sellest kastist välja astunud, et sul on nagu lihtsalt nagu ma ei tea, elad emaga ja siis tuled kuskile, kus sa elad mingi 30 matsiga ühes toas ja kõik jätavad enda tagant asjad koristamata, vaata, et sul võib olla nagu meeletu šokk, vaata selle koha pealt, et sa tuled ja mina arvan, kõikidele see ei sobigi. On inimesi, kes nagu, sa pigistad sõnu välja nagu, isegi kui sa räägid emakeeles mõnede noortega, siis mingi ütlevad nagu ei ja et nagu siis sa mõtled, et mõtle, mis stress sellel inimesel on siin eksisteerida, kus ta peab telefonikõnesid võõras keeles vastu võtma või tööd otsima, aga kui sa ajad taga seda isiksuse arengut ja sa tahad mõelda, et sa tahaks nagu ennast raputada üles välja ennast mingitest traditsioonidest, sa tahad nagu näiteks midagi teadlikult muuta, siis ma arvan täiega õige koht tulla Austraaliasse, reisida, näha natukene, eestlastele heidetakse ette, et nad ainult saavad eestlastega läbi suhelda natukene teiste kultuuridega, nagu sakslastega ja prantslastega ja igasuguse hiinlastega ja et kõikide, nagu see avab nii palju maailma sul nagu, sa näed, et teised ei ela valesti kõik nagu, sa lihtsalt on nagu, oled oma tiigist tulnud ja nemad on oma kohtadest tulnud, aga nagu selle sammu tegemine, ma arvan, et kui sul on hea partner, kas on sõber, elukaaslane või mis iganes, on totaalselt nagu õige asi, mida kas enne abielu või enne ülikooli teha ja tulla natukene panna ennast proovile, sa lähed nagu nii palju tugevama isiksusena nagu tagasi, et ja nii palju iseseisvamana ka, sellepärast, et ma ei tea, nagu siin keegi ei korralda su eest midagi, pead ise kõike nagu mujal hakkama saama. Ja, aga kuidas sa ütled selle kohta, et sa õppisid ajakirjandust, aga nüüd täna sa oled üldse fotograaf?
ma arvan, et selles mõttes, ma hakkasin fotode ja asjadega tegelema, kui mul endal lapsed sündisid ja see on tegelikult visuaalne, sa räägid samamoodi lugu, aga visuaali abil, nagu visuaalse pildi abil. Samamoodi mulle selle tõttu siuksed asjad nagu portreefotod mulle meeldivad, aga ka ei paku midagi, mulle meeldib nagu lugu rääkida, et külalised tulid kokku, tegid seda, tegime toda, see oli õnnelik, see oli õnnetu, vaata, et see on nagu samamoodi loo rääkimine, et ma teen hästi palju pulmasid ja pulmad nagu pakuvad erilist sellist kaifi, selles mõttes nagu natukene sarnane kirjutamisele, see lõppkokkuvõttes, nad panevad selle ilusate kaante vahele ja sa näed, et kuidas see kõik oli ja kuidas see nagu, neil on nagu, see on tegelikult meeletu au olla kellegi mälestuste loojana nagu kuskil, kas seina peal või lihtsalt lähed, käid inimeste juures, vaata, minu pilt, nii vinge. Et ajakirjanduse ja foto, see on nii tihedalt seotud, et ma isegi nimetaks seda lihtsalt teiseks nagu kanaliks, nagu selles mõttes, et samamoodi nagu kirjutamine on fotograafia, on loo rääkimine, aga läbi piltide. On küll, jah. On küll, jah. Mis on sinu elu filosoofia? Kõige tugevam väärtus, mida sa oled kandnud ja mille järgi sa oled elanud? Kõige tugevam, mul on vist see, et me oleme kõik pidevas muutumises ja see, et me nagu 5 aastat tagasi valjuhäälselt kuskil asjale ütlesime, nii on, siis ma olen nagu väga avatud sellele, et 5 aastat hiljem on mul hoopis teised nägemused sellest, et ma arvan, et inimestena ma olen pidevad nagu muutumises ja see, mida ma arvasin, kui mul olid vast sündinud lapsed, minu lapsed küll kunagi nii ei tee, siis ma söön nagu nii paljudes asjades nagu teemades oma sõnu, sellepärast mu lapsed just teevadki nii nagu, mu lapsed küll lennuki peal edasi-tagasi jooksma ei hakka. No vaata, ütleme nagu, et ma arvan see asi, mis ma olin nagu hullult sõnakas 10 aastat tagasi mingitel teemadel, ma praegu vaatan, mõtlen, et issa mida lolli nagu, et oleks siin natukene nagu sallivam olla või midagi, et nagu nii valjuhäälselt midagi välja öelda, mida see võib-olla muutub elu jooksul. Minu meelest kõik asjad on pidevas muutumises, et põhiväärtused on samad, et sa nagu ei taha teisi inimesi tappa ja varastada ja vägistada, aga nagu kõik selle ümber nagu see, et sa nagu, ma ei tea, arvad ühest asjast ühtemoodi ja elu õpetab sul midagi muud ja sa lähed hoopis teise kohta oma eluga. Et ma arvan, et meil kõikidel on õigus eksida, meil on õigus nagu oma arvamust muuta, meil on inimestena võimalus nagu ka pidevalt muutuda, et ei pea olema kõik kivisse raiutud. On ja ma olen ise ka saanud seda elu jooksul, kus ma olen öelnud, et Tairi, sa oled muutunud. Ja siis ma olen alati mõelnud, et aga see ongi see mõte ju. Nagu see ongi see mõte, et ma ju lähen edasi ja ma muudan ennast ja ma ongi, et ma ei muuda enda põhiväärtusi mitte kunagi, aga et ma arenen ja ma ei ütleks, et see muutumine ongi negatiivne, vaid see ongi, et sa arened kuhugi poole, vahet ei ole, mis pool see on. Et see ongi see põhimõte tegelikult ju muutuda ja minna edasi. Ja see on väga ilus mõte. Mitte, et ma kogu aeg kooskõlas kõigega olen. Loomulikult. Vähemalt sa proovid ja. Kas sul oleks endal mingisugust küsimust, mida mina ei küsinud, aga mida sa võib-olla tahaksid, et ma oleksin sult küsinud? Võib-olla nagu näiteks selle siinse kohaliku selle Eesti teemaga, et nagu ma ei ole kõige õigem inimene eestlust ajadest, mul on nagu veerand või pool venelane, vaata. Et ma ei ole nagu, ma ei ole mingi hull patrioot, ma ei ole nagu selgelt on ju, aga ma olen lihtsalt mõelnud, et nagu näiteks Austraalia riik toetab väga palju nagu kogukonnapõhised läbikäimisi, sest see on su tugevus. Mida rohkem erinevaid kogukonnasid, seda rohkem on erinevaid sidemad erinevate koduriikidega. See on see sama mõte, et mida rohkem inimesed siin omavahel läbi käivad, et nagu eesti keeleks on ju ja lapsed, et räägiksid, see on nagu kolmanda või teisejärguline, esmajärguline on see, et inimesed tunneksid teisi inimesi ja nad saaksid läbi ja oleks keegi, kes mõistaks neid samamoodi nagu poole sõna pealt, et sa ei pea isegi ütlema, küsima jalanõude teema, sa saad aru, et püha teema on vaata, et jalanõudega edasi ei tule, et sul on nagu see kogukonna läbimine ja läbikäimine oleks nagu tugevam, et see on minu motiiviks olnud, et minu meelest kõik võidavad sellest, kui inimesed nagu käivad läbi ja
tunnevad ja kui on abi vaja või kui on nõu vaja, siis sul on sama nagu kaaskodanik, kes oskab nagu sulle nõu anda, sest me oleme paljud nagu näiteks siin emade grupp on meil päris suur, nii paljud inimesed ei saa kohal käia, aga meil nagu seesama, et sa mõistad teist inimest, et saad aru, mis tähendab nagu kakskeelsel, nagu vahepeal on see kultuurierror nagu Austraalia abikaasadega inimestel ja vahepeal on Eesti mees ei saa aru nagu ma ei tea millestki vaata, et see on nagu see nagu ma arvan, et kõik võidavad sellest, et mul on nagu see motiiviks olnud ka, miks siin nagu mingid, ma ei tea, meil võiks olla normaalne organisatsioon mingite asjadega, põhikirjaga, kus nagu, ma ei tea, korraldab regulaarselt erinevaid asju, et inimesed käiks koos ja teeks mingit nalja, et ja teeks mingit, ma ei tea, oskaks nagu, ma ei tea, teineteist aidata, kui on vaja. Et jah. Ja eestlust siin ajada edasi siis jah. Ja, ja noh, mul lapsed on muidugi küsinud, mis eestlased me oleme, kui me Eestis ei ela. See on õiged eestlased, meil on lipp on Eesti, selle minu ukse peal on meil Eesti lipp, me oleme ikka õiged eestlased. Mingi on ikka, vaata, austraalised elavad austraalased, eestlased elavad Eestis, et miks me nagu siin oleme. Mulle meeldib see eestlane without borders, piirideta Eesti, vaata, et sul on nagu ka väliskogukonnad, kellel on nagu sidem nagu tutvusi, oskusi, teadmisi, elukogemust vaata, et selles mõttes on nagu ka mida näiteks see diaspora või nagu inglise keeles vist, ma ei tea, kas eesti keeles on vist öeldakse ka samamoodi see väliskogukond, kes on nagu tegelikult kõik võidavad nii Eesti kui ka mingid inimesed, kui siin on nagu sidemed ja tutvused ja suhtlused ja inimestel on sõpru ja nad käivad omavahel läbi. Aga ehk siis kas sa ajad üksinda seda Perdi emmede gruppi? Ei ole, meil olid siin need tüdrukud on juba, kes asutasid, nad on nagu nüüd juba vanemate laste, nad käivad täiskohaga tööl, aga meil on niimoodi nagu nii-öelda, kui lapsed välja kasvavad, siis vaatad välja, kes on järgmine see potentsiaalne kandidaat seda juhtima vaata, et kes on nagu, kellel on veel väiksed lapsed, kes ei lähe veel kooli nii pea. Et mul on veel 2-aastane, et ma paar aastat olen, aga ma juba mõtlen, et keegi võiks, et see võiks nagu, seal on nagu väga tugev sotsiaalne või nagu selline emotsionaalne, sotsiaalne lapsed seal nad võivad meisterdada Eesti lipu, riigilipu püha puhul, aga see ei ole nagu see mõte, see on see nagu vaimne, siuke, et sa good winch, et sa saad nagu vigiseda võib-olla kohati ja võib-olla saad naerda ja mingit, ma ei tea, asju vahetada ja asju ära anda ja kogu see sotsiaalne pool on minust olulisem kui selline õppeteemaline mingi, et istume õpime Eesti tähestikku. Sotsiaalsus on oluline küll ja nüüd siin on tulemas jaanipäeva, ma ei tea, kuna saade välja tuleb, aga jaanipäeva üritust. Mitu aastat seda korraldanud oled? Aastad. Mitu aastat, kas sa nagu iga aasta teed ei, seda? Idee on olnud tegelikult ammu, aga see on esimest korda siis? See on jaanipäeva selline üritus on esimest korda, aga me korraldasime perelaagrid jaanuaris ja selles samas kohas nad pakuvad sellised nagu nii-öelda noortelaagri ruumid, on need barakilaadsed ja siis neil on seal tule tegemise võimalus ja kõik need kastid on nagu nii-öelda täidetud on ju, et siis ma mõtlesin, ma ei tahtnud seda tegelikult nii kiiresti orgunnidest, me alles jaanuaris tegime, aga nüüd ma arvan, me peame jaanuaris järgmise tegema, et nagu selles mõttes on äge ja meil oli väga tore olla ja me mõtlesime, teeme siis jaanipäeva ka, sest et jaanipäev on selline minu arust Simmani-laadset asja on vaja, kus sa näed mingid ajukaid mänge teha ja mingi, ma ei tea, süüa mingit seda Eesti päris toitu. Me nagu igapäevaselt ei söö kartulisalatit ja mingit, ma ei tea, peedisalateid ja kõike seda. Aga nagu hea põhjus vaata, et nagu ja lapsed õpivad ka läbi selle, kuule, paljudele täisaussi lastel on nagu veidrad osad kombed, aga minu meelest nagu hea on pühendada vaata neile ka nagu selle läbi ja täpselt. Teeme seal saapa viskamist ja ma ei tea, mingit naise kandmisvõistlust ja mingid siuksed. Ootan huviga, väga põnev. Väga põnev ja
kus sinu tegemistega kursis saab olla? Tegemistega. ja võib-olla sinu teenustega, kui sa midagi tahaksid. No mul on nagu need surnud sotsiaalmeediakanalid. mul on reaalselt ei ole aega, et ma tavaliselt saan kõik oma tööd, saan fototööd, ma saan soovituste abil, et mul on nüüd eile helistas, et kas sa saad pulma 3 nädala pärast teha. Ma ütlesin, ma saan ja et ma ei nagu väga ennast reklaami kuskil, et meil on emade või nii-öelda Perti emmede ja isside grupp on, kus me lasteteemalised asju vahetame ja räägime ja korraldame, siis on jah, aga nagu midagi kuskil väga hullult mingi infokanalit ei ole, kõik on nagu siuke nagu surnud täpselt. Okay. Mul on tegelikult Instagram ja veebileht ka, aga ma nagu väga hullult, sest ma ütlesin, et ärge veebilehte vaadake, mul on seal väga vanad pildid. et Instagram on enam vähem, aga ka ei ole. Lapsed lihtsalt mõjutavad nii palju, siis mõtled, et kas sa postitada midagi Instagrami või lihtsalt lesida natuke diivanil. Valikud. Super, suur aitäh. Suur palun. Et sa saatesse täna tulid ja suur aitäh kõikidele kuulajatele, kes kuulasid saate lõpuni. Ma ütlen teile omalt poolt tšau, kui sul endal midagi lisada ei ole. Mul ei ole. Ei ole? Olgu. Tšau, olge paid. Ma isegi ei tea, mis kaamerasse. Aitäh sulle. Aitäh, et sa kuulasid saate lõpuni. Inimeste lood on kõige kaasahaaravad. Nende käigus vahelduv informatsioon on aga fenomenaalne. Mega vahva oleks, kui sina, kallis kuulaja, tuleksid ja paotaksid meile salaja siseinfot. Ära muretse, ma ei räägi kellegile. Kui sa tead kedagi, kellel on olnud vahva elukogemus, kes on sulle kuidagi silma jäänud või kui ta on lihtsalt laheda jutuga, siis tule ja räägi temast meile. Kõik inimesed on erilised ja tõepoolest ka ainult heast jutust piisab. Me ei loo siin saates piire ehk aita meid sellega, kui pakud kedagi või kas või iseennast. Kui aga tunned, et sulle kuulamisest piisab, siis tea, et sa oled äärmiselt hinnatud. Küll aga mainin, et kui sa tahad meid toetada, siis sul on selleks võimalus. Patreon.com on internetikeskkond, kus sa saad meid toetada rahaliselt. Ja kuumakse on vaid 3 eurot ehk $5 kuus ja kuigi summa tundub ädine, siis meie jaoks ei ole see lihtsalt raha. Sinu toetus tähendab meile tervet maailma ja selle rahaga aitad sa tasuda meie stuudio renditasu. Mine vaata lähemalt patreon.com/Tairi Kaarna saade. Davai, tšau, ole pai!